Sellel aastal oleks üle 3 aastat kolmas kord, kui ma olen võimalus näha need inimesi näost näkku, mitte selle arvutiekraani vaheldusel. Aga täna on meil siis ettekanne tuleb Ameerika maalt ja esinejaks on siis Laura Valli, kes töötab siis või on õpib Washington State University Bread Labis. Just. Ja räägib meile siis kuidas tegeletakse lukki sordiaetusega Ameerikas ja kuidas siis püütakse lukki kasvatamist propageerida nii farmerite hulgas kui ka siis lõpptarbijaid meelitada siis kasutama lukkist valmistatud erinevaid tooteid. Nii et palun. Väga hea ülevaade, aitäh sellest 5-minutilisest autosõidust oli palju meelde jäänud ja kõik olulisem sai kaetud juba. Tere päevast minu poolt siis ka. Enne kui ma asun päris selle ettekande kallale, siis ma näitan nüüd paariminutilist videot, et te natuke saaks aimu sellest keskkonnast, kust mina töötan praegu ja kust ma siia tulin täna. Ehk siis selline väike promovideo meie Bread Labist ja nendest tegemistest seal ja nendest väärtustest, mis meie töö kannab. Bread and wheat is who we are, certainly. It's so fundamental. It can be artistic and it can be beautiful, but in no means should something as common and historical and traditional as bread be a luxury item. So here in the Bread Lab, we work on whole grains exclusively. We do that for the nutritional value and the flavor, and the goal of our lab is to make these food products affordable and accessible to as many people in our community as possible. This is a roller mill. This is a tiny version of what an industrial mill would do. It's going to take a wheat kernel and it's going to take the inside, which is white flour, and separate it from the bran and the germ, which is the outside. This is the white flour. This is the bran and germ in my left hand. There's nothing left in here besides starch and gluten. This has fiber, iron, zinc. This has everything that we want in it. That's been removed to produce this. We want to keep these two drawers into one drawer. We want to do that in a way that's affordable and equitable for our communities, so as many people as possible within our community can have access to good food. So in the lab, we're not a bakery. We do bake, but we're plant breeders who bake. This is Harvest Queen. It was from Kansas and it was grown in 1895. So since the 1800s, all wheat breeders have been breeding wheat to make white flour. We don't do that. We breed wheat to use the whole grain. We do that because of the flavor and nutrition. We also do that for environmental reasons. You can get 30% greater amounts of wheat per acre if you use the whole kernel. So our hope for a better world in terms of wheat is that we build soils instead of deplete them. We produce as much as we can per acre in a climate-friendly way as we're dealing with the climate changing, and that more people have greater access to better bread. Vabandust, et siin tõlget ei olnud, aga ma loodan, et te enam-vähem saite aru, millest jutt. Ja kõigest sellest ma räägin kohe lähemalt ka. Et selle video põhisõnum siis oli see, et me tegeleme sordiaretusega. Nisu on loomulikult kõige keskmes, sellepärast et USA, nagu ka Eesti tegelikult on üsna nisukeskne oma küpsetamiskultuuri mõttes. Aga natuke vähesemal määral on ka rukki ja odraga tööd ja lisaks sellele uad ja tatar on siis need, mis meie fookuses on. Ja unikaalne on meie aretusprogrammi puhul see, et me aretame sorte, mis oleksid kasutusel kogu täisterana, ehk siis täisterajahuna. Meil on laboris kiviveski, kus me jagvatame neid teravilju, mida me ise kasvatame. Ja see on siis austusest looduse vastu, sellepärast, et kui me püüli teeme, siis circa 30% tegelikult sellest teraviljast ju me kõrvaldame. Ehkki seda vahel kasutatakse loomasoodeks või mõnel muul eesmärgil, siis inimtoiduks ta ikkagi ei lähe. Ja teine on ka maitse ja loomulikult tervislikkus. Täisteraviljatooted on inimestele tunduvalt kasulikum toidus ja me saame sealt palju vajalikke mikroelemente ja muid toitaineid ja vitamiine. Aga nüüd ma kerin natukene tagasi, et see oli selline kiire sissejuhatus. Aga ma mõtlesin, et ma räägin esiteks sellest, kuidas ma sattusin USA-sse ja kuidas ma sattusin sellist asja õppima nagu rukkis.
Nii et minu enda taust on tegelikult antropoloogia. Ma õppisin seda Suurbritannias, Cambridge'i ülikoolis ja ma õppisin seal 3 aastat. Ja mida aega edasi, seda suuremaks läks minu huvi kõige toiduga seonduva vastu, sest igati loogiline valik tegelikult, sellepärast et toit on inimestele nii oluline ja ta on inimühiskondadel ikkagi selline keskne element ja toit on see viis, kuidas me suhestume end ümbritseva keskkonnaga ka, sest ta on niivõrd selline põhivajadus inimesel. Ja oma bakatöö ma kirjutasin toidu valmistamise olulisusest. Ülle Jukk on siin täna, ma vist teda kiusasin ka oma küsimustega, ma arvan. Ja ma rääkisin sellest, miks toidu valmistamine on oluline, kasutades prantsuse filosoof Michel Foucault erinevaid võimu ja võimustamisega seotud mõisteid. Pärast lõpetamist ma tundsin, et ma tahaks teha midagi natukene praktilisemat või midagi sellist, kus saaks oma käsi kasutada ja terve kehaga kohal olla kogu aeg. Kuidagi juhtus nõnda, et ma sattusin Karlova kohvi juurde, mis on siis Eesti esimene ökokohviröstikoda Tartus Karlova linnaosas. Alguses ma tegin süüa seal, putrusid kusjuures ja peamiselt kohalikest teraviljatoodetest ehk siis erinevad helbed Eesti väikeveskitest. Aga aja möödudes huvi kohvi vastu kasvas ja mis mind kohvi poole juures just paelus oli see, et seal on nii palju inimesi, kes on seotud sellega, et kohviubadest saaks see kohvijook. Kusagil väga kaugel meist on need kohviistandused, kus kohvi kasvatatakse, talunikud, kes teevad tööd, siis saagi koristamine, kuivatamine, enne seda veel mingil viisil töötlemine, kääritamine, siis kohv transporditakse nendesse riikidesse, kus röstimine toimub. See röstimisprotsess iseenesest on väga komplitseeritud ja siis lõpuks see barista või siis kodus inimene, kes teeb joogi nendest kohviubadest. Ja mulle tundus, et see on selline väga ilus näide sellest, kuidas inimesed tulevad kokku, et midagi head teha lõppkokkuvõttes. Aga kohvi puhul on see natuke keerukas, et kõik need erinevad tegelased seal selles ahelas on üsna kaugel üksteisest geograafilises mõttes ja sageli ka kultuurilis-ruumilises plaanis samamoodi. Et see elu, mida kohvifarmer elab meist kaugel, on hoopis teistsugune kui see, mis üks cappuccino tellija kusagil kohvikus. Ja seal kohvikus töötamise vältel ma toiduteemadel hoidsin kogu aeg niimoodi silma peal ja paari toidukonverentsi aitasin korraldada. Ja ühel neist kuulsin ma esinemas oma juhendajat, Dr. Steve Jonesi, kes siin videost ka rääkis. Ja tema on Washington State University peamine nisuaretaja hetkel. Ja seal tema ettekandes paelus mind just see täisteradele rõhumine, tervislikkuse element, maitsest rääkimine, aga kõige enam ilmselt see õhkkond, mis mulle tundus, et ta seal laboris loonud on. Sellepärast, et meie labor on ülikoolist 800 kilomeetri kaugusel. Ongi selline täiesti eraldi väike üksus. Meil on 4 tudengit kokku. Ma kõigepealt näitan siin seda asukohta ka, ühesõnaga, kui ma esimest korda kuulsin Washingtonis, ma mõtlesin kohe DC ja idarannik, aga siis kui ma kaarti vaatasin, siis hoopis teises osas Ühendriikides, aga looduslikult hästi kaunis kohas. Natuke on kõik seal Eestiga sarnane, ta on laiuskraadid natukene lõuna pool, aga sarnaselt on 4 aastaaega, aga kõik on natuke suurem nagu USA-le kohane, et on suured mäestikud ja suuremad saared ja järved on ka suuremad. Ja see Washington osariik ei ole kindlasti mitte USA põhiline teravilja kasvatuspiirkond, nagu te ilmselt kõik väga hästi teate. Et see mais ja nisu tulevad ikkagi Ühendriikide keskosast, aga üks minu juhendaja eesmärk oma tööga oligi näidata, et tegelikult saab kohalikult ka teravilja toota väga edukalt. Ja nendel sortidel, mis meil laboris on aretatud, saagikus on väga muljetavaatav. See on osati tingitud kindlasti ka meie piirkonna väga heast mullast ja soodsatest ilmastikutingimustest. See labor asub Skagit Valley's või Skagiti Orussis ja seal kasutatakse üle 100 erineva põllukultuuri. Et põllumajanduslik tegevus on väga aktiivne ja hästi palju sellest, mis kasutatakse, jääbki kohalikule kogukonnale nii-öelda. Et USA's väga populaarne on see community supported agriculture, kus talunikud müüvad otse tarbijale. Õigemini tarbija siis ostab juba kogu tuleva hooaja saagi ette ja niimoodi toetab väike talunike ellujäämist. Ja see meie labor sobitub sinna väga hästi, sellepärast et teraviljad sobivad suurepäraselt erinevaid põllukultuure kasvatavate talunike viljelusringlusse. Ma vahel võin mingeid kummalisi sõnu kasutada selle eest vabandan juba ette, aga erialised vestlused on enamasti inglise keeles. Ja
tahtsin meie tööst päris hea ülevaate annab meie Instagrami lehekülg. Postitused on seal muidugi inglise keeles, aga sellised hästi alati hooajalised ja nii-öelda otse põllult ja minu jaoks oluliste sõnumitega kõik. Et kes sotsiaalmeediat kasutab, siis ma soovitan vilgu peale heita ja näeb ka seda keskkonda seal lähemalt. Ja siis see on seltskond laboris neid inimesi, kellega mina koos töötan. Et meid on 4 doktoranti seal. Minu kohta öeldakse, et mina olen kõik asjad rukkis. Ja siis 3 ülejäänud tegelevad natukene teiste teemadega. Et meil on üks noormees Itaaliast, kelle töökeskmes on erinevad värvilised nisusordid, siis need lillad, sinised, pruunid. Ja ta tegeleb ka püsinisuga, perennial siis. Siis on üks noormees Lõuna-Californiast, kes on tegelikult pagareri omanik ja tema aretab praegu odrasorte. Meil Washington osariigis üks tuntumaid viskitootjaid on Westland Distillery ja nemad on väga huvitatud sellest terroiri mõistest viski puhul. Et tavaliselt viski osas räägitakse rohkem sellest maadist, kus seda viskit laagerdatakse, aga tegelikult sordil on ka oluline osa ja nemad tahavad siis oma viskides demonstreerida seda otra, mis meie kandis kasvatada saab. Ja siis üks 3. doktorant on toitumisnõustaja taustaga ja tema südameasjaks on see, et ameeriklased või üldse lääne inimesed sööksid rohkem täisteravilju ja peaasjalikult siis, et nende toidus oleks rohkem kliisid, sellepärast et kiudainete nappus on üks väga tõsine probleem praegu lääne inimeste toidulaual. Ja see on minu juhendaja ja siin temast vasakule ja tee mõistes siis paremale jääb meie talirukki populatsioon, milles on oma osa ka sangaste seemnel, et sealt siis ka see kõrge kasv. Ja see foto on tehtud nädal aega tagasi. Siis natukene sellest tööst, mis mulle laboris olemise juures kõige rohkem meeldib, on see, et ükski päev ei ole eelmisega sarnane ja ma saan teha väga paljusid erinevaid asju. Ja see on lihtsalt minu iseloomu eripäraselt ka minu valik antropoloogiat õppida, mis on natukene kõigest ja siin laboritöö puhul ka, et kõik algab loomulikult seemnest või sellest sordist, millega me tegeleme. Meil on katsed kasvuhoonetes, seal siis saab ristamisi teha erinevate sortide vahel. Aga kasvatame neid kõiki vilju põllu peal ka. Tehnika on üsna selline vanamoodne või midagi nagu sellist cutting age seal ei ole, vaid kõik on selline vana ja läbiproovitud. Et siin üleval on foto meie külvimasinast ja siis all toimub viljakoristus. Ja kui see saavkord koristatud saab, siis ta läheb suurem osa sellest, osa säilitatakse, osa läheb talunikele jagamiseks, aga osa siis jahvatatakse kiviveskiga veskis jahuks värskelt. Seda teevad ka need doktorandid ise ja siis me valmistame sellest midagi, kes siis küpsetame või läheb see mingil muul moel kasutusse. Siin selle suurema pildi peal on näha täistera juuretisesaiad laboris valmistatud. Ja üleval seal on üks rukki eksperiment, et ma kogusin kokku 72 erinevat rukkisorti üle USA erinevatelt talunikelt, erinevatest veskitest ja siis ühe kindla juuretise leiva valmistamise retsepti järgi tegin neist kõigist väikest mõõtu pätsid, et siis natukene valgust heita sellele, mis on oluline mis on need rukki küpsetamisomadused ja kuidas need on sõltuvuses teistest parameetritest, mida meie laboris mõõta saame. Sellepärast, et rukkis USA-s on selline üsna müstiline teravili, et kui mina siit Eestist läksin ja mõtlesin, ma lähen Bread Labi, siis minu kindel eesmärk oli selgeks saada, kuidas siis head juuretise saia teha ja mis seal oluline on, mis sorte kasutatakse. Aga üsna kiiresti ma sain aru, et juuretise saia peetakse selliseks lihtsaks ja seal on aru saada, mis parameetrid, mida mõjutavad. Aga rukki puhul on segadust palju ja arvatakse, et see on midagi hästi keerulist. Ja kuidagi juhtus nii, et mina siis nüüd heidan valgust sellele, kuidas rukkist ja rukkijahu peaks käsitlema, mida sellest kõike valmistada saab. Siin on üks foto sellest küpsetamiseksperimendist, mida ma hiljaaegu tegin ja illustratiivne foto sellest, milline on sordist tingitud värvi erinevus. Siin kõik retsept on täpselt sama või valem, mille järgi siis neid leibu teha, aga nagu te näete, siis kooriku värvi erinevus on üsna märkimisväärne. Ja lisaks sellele oli erinevus ka selles
kui ta leivast läbi lõige, et siis milline see sisu leival on ja maitseomadused ja lõhn. Et see eksperiment siis tõestas ka seda, et sordil on tähtsus, kui me räägime leiva küpsetamisest. Aga kuidas see tehnoloogia on rukkil? Et kas see küpsetustehnoloogia on sarnane sellisele, mis Eestis on, et rakendatakse või ta ei ole? Sellega on huvitav lugu, et mina ei ole leivadegu õppinud ja ma ei ole ka pagari taustaga. Ja siis see rukki retsept, millega ma läksin USA-sse, oli põhimõtteliselt see, mida mul ema kodus teeb ja mida mulle tundub suurem osa eestlasi või Eesti koduküpsetajaid teeb. Ehk siis eelmisel päeval tehakse see juuretis valmis eeltainas, eks ole. Ja juhised on täiesti ebamäärased, et käesoe vesi ja siis hapukoore paksune peab see kääritus olema. Ja siis üleöö ta seisab ja ühesõnaga selline hästi ummäärane ja natuke udune. Aga siis nagu mitme eksperimendi järel panin mingid protsendid seal kirja ja tegin selle retsepti konkreetsemaks ja siis kõik pusapagarid ütlesid, no ei ole võimalik, selle retsepti järgi ei saa head rukkileiba teha. Et see on vale, et esimesel päeval kogu see vesi sinna sisse läheb ja üleüldse teisel päeval bulk fermentation'it ei ole, ehk siis seda ei ole sellist ühesõnaga, et mitte kogu tainast ei kergitata mingit aega ja siis jagatakse vormidesse, vaid kohe läheb vormidesse. Ühesõnaga, lugesid terve rea asju, mis mitte kindlasti ei võimalda mul head leiba saada selle retsepti tulemuses. Aga ma näitan teile, et saab küll head leiba. Ja siis nüüd meil laboris käib pidevalt pagarid külas ja nendele ma olen siis seda Eesti meetodit tutvustanud ja nüüd päris mitmes pagarikojas üle maailma tegelikult Kanadas, Austraalias ja Suurbritannias pagarid kasutavad täpselt seda lähenemist, kõik natuke midagi teevad seal. Aga et just see meetod on hea täisterajahu kasutamiseks, siis rukki puhul niisugune ei lisa, et ongi 100% rukkijahu ja magustajaid, nemad ei ole ka pannud juurde. Kas see vastus küsimusele? Ja, tehnoloogia on Eesti oma ja mõnevõrra erineb ka Ameerika leiuküsimust. Täpselt, kuigi selle eksperimendi jaoks ma kasutasin, USA-s on selline väga austatud pagar nagu Jeffrey Hammelman. Öeldakse the grand old man of baking ja see on tema rukkileiva retsept ja tema on mitu aastat Saksamaal töötanud väga heades pagarikodades ja see on tema retsept, mis natukene on erinev sellest Eesti meetodist just selle poolest, et järgmisel päeval lisatakse ka teatud kogus vett ja see esimese päeva eeljuuretist on tunduvalt tihkem, ehk siis väga palju madalama veesisaldusega on. Ma tahtsin lihtsalt mingit sellist retsepti võtta, mis on Ameerika tingimuste kohasem, sellepärast, et need sordid on erinevad ja ma tahtsin olla kindel, et see retsept töötaks ja on juba näidatud, töötaks nende USA-s olevate sortidega, sest need näis, et kõik siin on USA-st pärit. Aga te magustajaid ei pane, aga soola ikka panete? Soola, ikka soola, sest see oleks küpsetamiskvaliteediga. Suhkur samamoodi, sest siis karamellistumine koorikul oleks näiteks teistsugune, aga siin ma just näen, kuidas see teravile enda omadused mõjutavad kooriku värvust. Ja muidugi kääritamiskiirus muutuks ka sellest, kui ma paneks suhkrut. Siis siin on näide sellest, et me teeme koostööd erinevate pagaritega. Siin on üks Briti pagar, Kimberly Bell, kellel on Nottinghamis pagariäri ja temaga me üritasime aru saada rukki küpsetamisel esinevatest vigadest. Ehk siis tahtlikult küpsetasime leiba, millel ülemine koorik oleks lahti. Et see on siis põhiprobleem, millega USA pagarid kimpus on, kuna rukkileiba teevad, et see ülemise kooriku lööb lahti. Ja minu ema, kes on palju aastaid leiba küpsetanud, mis asja, et me oleme sellist kuulnudki, aga seal on see põhihirm pagaritel ja siis see nagu nätske põhiga. Ja siis me võtsime ühe rukkileiva retsepti, mida tema oli oma pagariäris kasutanud ja hakkasime seal erinevaid parameetreid muutma. Need asjad, mida me muutsime, olid siis veesisaldust aines, siis kääritamise temperatuur nii eelkääritamisel kui ka selle lõppkergitamisel ja see, kui kaua see lõppkergitus toimub. See on siis bulk fermentation versus see, kui ta on juba pätsideks vormitud. Ja selle töö tulemusest loodetavasti on artikkel ka varsti valmimas. Vabandust, ma küsin juurde, kas te langemisarvu ka määrate? Ma vaatan nendest leibadest on see, millel on koorik pealt ära tulnud. Need on ikka madala langemisarvuga. Need leibad siin kõik on valmistatud samast jahust, samal päeval jahvatatud, siis sama jahedusena, eks ole, ja langemisarv on täpselt sama ja kui ma nüüd ei eksi, siis 270 oli selle näidesel. 270 on Eestis arvestatakse niimoodi, et 150 kuni 180 sekundit on siis eestlase jaoks.
Ja see Saksa allikades on 120–160, aga USAs ongi see, et kuna rukkiga väga keegi ei tegele, siis öeldakse, no rukkis on nagu nisu, aga natukene teistmoodi, ehk siis mida kõrgem langemisarv, seda parem. Ja vastupidi, jah. Just. Koorikleivad on kõrge langemisarvuga, aga normaalset leiba, mida hambaid murdmata süüa saab. See on kuskil 150–180 on kõige parem. Ja no täpselt sellise teabe levitamine ongi oluline seal USA turul praegu. Ja seal on kõik need näidised, mis ma kogusin ka langemisarv jäi seal 220 ja 360 vahele, nii et on hästi kõrgel. Ja siis üks näidis oli Vermonti osariigist, kus langemisarv oli 80, aga sellega sai väga head leiba. Ühesõnaga, kogu see üks minu suuremaid projekte on praegu aru saada, mida see langemisarv rukki puhul tegelikult näitab. Ja minu lähenemine on see, et ilmselt erinevad on nagu mingi threshold või mingi piir, millest alates nagu ei saa üldse head leiba, aga üldiselt ma arvan, et need erinevad leivaviljasordid, meil on erinevad omadused. Need kõik on head millekski ja sellest ilmselt ka meie erinevate rukkileiva retseptide rohkus. Et kõik, kui sa saad mingi uue sordi, siis sa pead natuke oma retsepti muutma, kas veesisaldust või siis seda, kui sa kääritad teda või mis temperatuuril. Aga et üsna kõik sordid on mingis mõttes ikkagi kasutatavad. Et me iga aasta saaki tegelikult tuleb uuesti jälle. Ja, absoluutselt. Sellepärast, et see sõltub ju ilmastiku tingimustest, missugustes tingimustes see rukis kasvanud. Iga aasta peab natukene muutma seda. Ja meie labor teebki koostööd paljude pagaritega, kellel on väikesed pagarikojad ja nemad valmistavad saiu peamiselt nisust. Ja nisu puhul, kui see peamine kvaliteedimärgis nagu Eestis, nii ka USAs on valgusisaldus ja arvatakse, et hea leib on seal kusagil 13% pluss või 13% või kõrgema valgusisaldusega. Aga meie, need pagarerid, kellega meie koostööd teeme, nemad tahavad kasutada võimalikult palju kohanike, talunike saaki, sõltumata sellest, millised tolle aasta vilja näitajad on, nad tahavad selle saagi kuidagi inimtoiduks muuta. Ja oleme teinud katseid, kus väga edukalt küpsetame ka 9% valgusisaldusega nisuga täistera nisusaia ja näeb suurepärane välja. Nüüd see on seesama, et meil põhimõtteliselt on 2 varianti, kas me muudame seda sorti või seda teravilja, millega me tööd teeme, või siis me muudame seda lähenemist, mis meil on sellele sordile. Et lihtsalt selline nagu mõtteviisi erinevus. Ja siin siis veel üks näide sellest lahtisest ülemisest voorikust. Et siin, kui ma teen natuke koostööd ka Oregon State University ühe toidutehnoloogi või keemikuga ja ma saatsin talle pilte oma äppardunud leibadest ja siis küsisin nõu ja tema ütles, et esimene probleemi lahendus oleks ilmselt kergitusaega lühendada. Et kui see koorik nii lahti on, nagu ta siin nendel fotodel on, siis peaks seda tainast vähem kääritama. Et siis ma mõtlesin teie, et siin peab ikkagi midagi, tainast vähem kergitama, vabandust. Ja mina arvasin, et teisi ilmselt on ikkagi midagi muud ja siis siin pildil on näha siin on 2 erinevat rukkisorti, mis on kasutatud. Jahvatusaste on sama. Ja siin vasakul pool on siis erinevad lõppkergitusajad. On tund aega, 1,5 tundi ja 2 tundi. Ja nagu näha, neil on kõigil see lahtine koorik, isegi sellel tunnisel kergitusel. Ja samas siin on lihtsalt teine rukkisort, 4 tundi on see lõppkergitus ja mitte mingit seda lahtist koorikut ei ole. Ehk siis sordil on vahe, eks ole, mis tundub selline täiesti väga põhiteadmine, aga ikkagi oluline rõhutada. Eriti rukki puhul, sellepärast, et suurem osa rukkist, mis USA turul saada on, kannab sellist 3 tähest märgist VNS, mis on variety not stated, ehk siis üldse ei teatagi, mis sordiga tegemist on. Osati on see tingitud siis rukki risttolmisomadustest, aga suurem põhjus on muidugi see, et päris palju sellest rukkisest, mis saada on turul, see on tegelikult kunagi olnud katteviljana kasvatatud, ehk siis see cover crop. Ja ta on seem on enamasti väiksem ja ilmselt kiudanisaldus on veel kõrgem, kui tavalisel rukkil on, aga ta ei ole küpsetamiseks kõige parem. Ja selline käest kätte on seda sordi seemet antud, nii et väga sageli talunikud ja ka mööldrid üldse ei tea, millega täpselt nad tööd teevad. Ja see tuli kindlasti välja ka nendest proovidest, mida mina küsisin erinevatelt teravilja kasvatajatelt.
et ta võis olla küll märgitud, et tegemist on sama sordiga, aga kui juba visuaalsel hinnangul, et see terad on väga-väga erinevad üksteisest. Loomulikult seda on kasvutingimused, mis võivad mängu tulla, aga ilmselt ka igasugused segadused lihtsalt selle sordi määramisega. Siis siin ühesõnaga meie teraviljaretuse puhul me peame maitset hästi oluliseks ja loomulikult maitse sõltub ka sellest, kuidas täpselt me seda saia valmistame, aga sordil on ka väga oluline roll ja siin on pilt ühest hiljutisest suurest küpsetamiseksperimendist, kus meil oli 12 erinevat nisusorti, mida me siis testisime, täpselt sama valmistamismeetod ja valem nii-öelda, aga väga erinevad maitsed ja väga erinev värv samamoodi, et siin mõned on need sinised ja lillad nisud ka, millega me katsetasime. Ja laboritöö pool, mis mulle veel väga meeldib, on see, et meil käib hästi sageli külalisi ja on võimalik rääkida sellest kõigest, mida me teeme ja saada pidevalt tagasisidet selle kohta, mis talunikel on vaja, mis mööndritel on vaja, mis pagaritel on vaja ja kuidas me üheskoos saame sama asja ajada ja üksteist aidata. Kas leiva kvaliteedist on vahet teha vormileiva või kõrvalleiva? Täiesti kindlalt ja isegi see, kuidas minu teine suur teema on see, et aru saada või rääkida sellest, mida tähendab kvaliteetne leib üldse. Näiteks hea näide ongi sama vormileib, et kui lugeda siin Baltikumi allikaid või siis Saksa küpsetamistraditsiooni, siis seal vormileib peab ikkagi sile olema pealt. Et siis on hästi küpsetatud leib, aga USA-s pagarid näiteks teavad väga ilusaks seda, kui ta cracked pealt ehk siis lõhed on. Et see on täiesti kultuuriline erinevus ja mingi tõde, millega sa lähed ja mis sa arvad, et on nii ja me peame tegema niimoodi, siis see on konteksti spetsiifiline. Ja ka vormileiva ja põrandaleiva põhierinevus on see, et põrandaleiva tainas peaks natukene tihkem olema, ehk siis vähem vett läheb, eks ole, et ta saaks seda kuju hoida, et vormi ja tavaliselt kergitusajad on ka natuke erinevad. Ja loomulikult lihtsalt see laiem traditsioon ka nii-öelda, et nii Eestis kunagi tehti ka hästi suuri põrandaleibu, aga nüüd pigem on vormileivad kodus populaarsed. Ja et millest see tuleneb, kas see nüüd tarbija eelistus, et ta tahab, et see leib oleks paremini lõigatav või siis on see tulenev sellest, et sordid on natuke erinevad ja ühesõnaga seal on palju tegureid, mis mängu tulevad. Täpselt see ka ja, et need on kodused elektriahjud, millega me teeme just nimelt. Aga ja meil laboris väljas on selline suur puuküttega ahi ja siis seal on võimalik seda suuremaid põrandaleidu teha, aga 12 kilos nagu kunagi tehti seda ikka ei mahusi. Ja ei oleks ilmselt sööjaid ka nii palju. Siin on lihtsalt üks pilt veel sellest labori põhiruumist, kus meil töö käib, et nagu näha, seal on natukene kõike, et kõrvalruumis on igasugused labori vahendid, aga suured jahutünnid seal on keskmes, et küpsetamist ja muud tegevust on päris palju ka. Ja meil kõrvalruumides on selline USA jahutootja nagu King Arthur Flour, ma ei tea, võib-olla mõni teist on tuttav selle nimega. Väga arvatakse, et nemad väga hea kvaliteediga jahu müüvad ja nende selline õppeklass on meil kohe kõrvalnaabriteks ja see ongi üks nende grupp, kes laborisse tuli ringkäigu saama. Ja minu õpinguid rahastabki King Arthur Flour, mis on väga huvitav valik, sellepärast, et nende toodangust näiteks rukkijahu moodustab vähem kui 1%. Aga arvatakse, et rukki vastu on ikkagi kasvav huvi turul ja et on mõistlik sinna sellesse uuringusuunda investeerida. Siis kolmas projekt, millega ma praegu tegelen, on rukki kursuse kokkupanek. See on nüüd lõpetatud, aga kursus läheb online'i 5. juulil. See on koostöös Yale'i ülikooli 2 õppejõuga. Ja ongi selline kursus, mille nimi on Rukkis. Et ükski ülikool sellist asja varem pakkunud ei ole ja nemad oma suveülikooli raames otsustasid, et oleks tore midagi sellist pakkuda. Ja seal on ka sellist ajaloolist tausta, on kultuurilist konteksti, on natukene agronoomiat, on küpsetamist. Et idee ongi siis selles, et ühe taime, ühe toidukultuuri näitel rääkida väga paljudest erinevatest teoreetilistest põhimõtetest ja erinevatest teooriatest, et siis kuidagi see nagu nii-öelda paremini seeditavamaks muuta tudengitele. Ja meil on palju eesalvastatud materjali, aga ka sellist nii-öelda käed külge tegevust õpilastele. Siis natukene räägiks sellest pealkirjast, mis ettekandele täna valitud sai, ehk siis rukki väärtusest USA-s.
Ja lihtsalt natukene problematiseerida võib-olla seda väärtust mõistet üleüldse. Et ajalooliselt tegelikult rukkis oli ju umbrohi nisupõllul, aga nüüd mingil hetkel inimene otsustas, et tegelikult ta ikkagi ole umbrohi, et ta on päris hea teravili ka. Ja siis mõned rahvad või mõned riigid on rukkisest veel rohkem aimustunud kui mõned teised. Nii et see väärtus on hästi konteksti spetsiifiline. Nagu Eestis tulnud, ma ütleks, et rukkil on Eestis kindlasti suurem väärtus, kui tal USAs on. Ehkki vili on ju see sama, eks ole. Kui mõelda rukki peale, siis väärtused teda tundubki põllumehele siis, kui teda peetakse umbrohuks. Ja meie piirkonnas on see ikkagi tõsine probleem, sellepärast, et Washingtoni osariik kasvatab ka hästi palju seemnenisu ja kasvatab nisu, mis eksporditakse Aasia turule ja seal need erinevad kvaliteedikriteeriumid on hästi ranged. Väga spetsiifiliselt öeldakse, millist nisu tahetakse. Kui see on natukene rukkiseemet juhtub eelmisest aastast sees olema, siis on asi halvasti ja põllumees saab vähem raha. Siis sortide probleem on. Põllumehele ikkagi ei meeldi see liiga pikk rukkis, nagu ta sageli olema kipub. Seda peetakse, esiteks on lamandumisoht loomulikult, aga teiseks ka, et kombainiga tülikas põllud lõigata. Siis ikka arvatakse, et rukkis ja tungaltera, need käivad väga koos. Ja neljandaks, et meie kandis rukkikorissaeg kipub natukene liiga hiline olema, et põllumehe kalendriga hästi ei sobitu. Aga kuidas siis rääkida sellest, et rukkis võiks põllumehele väärtuslik olla või mida leiavad rukkisest siis need põllumehed, kes seda kasvatavad, meie piirkonnas on neid ka. Et keskkonna mõttest on hästi vähenõudlik, vähem vett võtab kui teised teraviljad, hea vahekultuur ja hea haljasväetistaim. Ja siis ta on selline looduslik umbrohtude pärssija. Et just aasta aega tagasi tuli USAs uudist, et see sama Corn Belt, mida kus maisi kasvatada kõige rohkem nendest keskosariikides USAs, seal põllumehed olid väga hädas nende superumbrohtudega, mida ükski herbitsiid ei tapa. Aga siis keegi tuli selle mõtte peale, et prooviks õige rukkist kasvatada ühel aastal nende samade põldude peal. Ja järgmisel aastal seda superumbrohtu oli tunduvalt vähem. Nii et selline hea rakendusvõimalus ka rukkile. Siis vanast ajast on see põhuallikas, see võib olla selline uuesti tõusev trend, mitte põhune, vaid ma hiljaaegu olin Itaalias ühel teraviljakonverentsil ja seal pakuti joogikõrta asemel nisukõrsi, kus sai siis juua jooki ja väga hästi toimis. Et võib-olla siis rukkist saab ka kõrre jaoks näiteks aretada või lisaks, et oleks selline laiem kõrs. Ja seda üldiselt öeldakse, et tallirukkis päris hästi sobitub kohalike põllumeeste külviga, et kui koristusega on probleeme, siis külveaeg neil nagu sobib. Ja siis natuke lihtsalt illustratiivset materjali. Siin on rukkikatsed Suurbritanniast, Cambridge'i lähistelt. Käisin seal põldudel hiljaaegu vaatamas, millega nemad tegelevad. Siis väiksem põld, seal on Yale'i ülikooli farm, et nendel on ka üks aaker praegu, kasvatavad erinevaid põllukultuure ja nisu ja rukkist seal hulgas. Ja nendel oli natukene sangaste seemed ka seal. Ja siis siin lihtsalt üks Suurbritannia põllukülastus. Käisime ühes farmis, kus kasvatatakse vaheldumisi erinevaid põllukultuure ja puid või siis viljapuid. Ja ka puidu jaoks kasutatavaid puid. See huvitav. Aga paju näiteks ja sarapuud. Siis pagarjäri, nagu ma ütlesin, meil pagareid teeb hästi sageli ja ma arvan, et pagarite roll võib-olla on natukene alahinnatud ka. Näiteks ma käisin mõni aeg tagasi Loonatalu veskis Võrumaal ja seal veskimees Allar ütles, et mina ei vaatagi väga, mis see langemise arvad või muud näitajad, et kui pagar ütleb, et on hea vili, siis on hea vili, et ma usaldan pagarit. Et selline nagu ilus natukene ajast tagasi minek, aga see, et kui mingi asi töötab ja sa tead, et on hea, siis sul ei pea mingit arvu olema, et kinnitada, et hea on. Miks pagarjäris rukkist võib olla vähe väärtuslikuks on peetud USAs on see, et lihtsalt teadmisi on vähe. Ei olda kursis sellega, kuidas rukkijahu kasutada saaks ja millele peaks tähelepanu pöörama. Et nagu kogu see küpsetamiskeemia on lihtsalt ju rukki puhul teistsugune. Et kui riisul me räägime gluteenist ja seal gluteenistruktuuridest, siis rukki seda ei ole. Siis teine on lihtsalt see praegune turuolukord, et üldiselt rukkitera ja jahu on vähe saada. Ja mis see rukkijahu, mis on, selle kvaliteedistandardid on üsna ebamäärased. Ja see ei ole mitte tõsi ainult USA puhul, vaid Suurbritannias oli sama asja näha, et seal ma külastasin ühte leedukate omanduses olevat pagarjäri ja nemad ütlesid, et nemad kogu oma rukkijahu tellivad Leedust, mitte ei osta kohalikku Suurbritannia rukkijahust, ütlesid, et
nad ei tea, milline see rukkjahu on. Ei ole sellist sama, ei ole samu kategooriaid nagu Balti riikides näiteks on, et kõik on üks rukkjahu ja võib-olla on hele ja tume rukkjahu, aga see on ka selline väga abstraktne ja samamoodi USA suurematel veskitel on ka lihtsalt ongi hele, keskmine ja tume rukkjahu, aga keegi ei ütle päris täpselt, et mis see mineraalsisaldus seal siis on või kui mitu protsenti kliist on eemaldatud. Eestil oleks ka potentsiaal tooma Ameerikas. Nojah. Või siis vähemalt, meie labori põhimõte on, et kui teravili kasvatuseks olla võimalikult kohalik, et kui mitte siis toota USA-le, siis vähemalt konsulteerida ja anda nõu, kuidas head rukkist kasvatada ja kuidas võimalikult head rukkijahu teha. Ja miks ta siis pagaritele põnev võiks tunduda, on see, et ta ongi huvitav väljakutse, et kes tunneb, et nagu nisusaiast juba teab enam-vähem kõike, siis rukkis on nagu midagi lisaks veel. Mulle endale tundub, et rukkijahu annab võimaluse paremini eksperimenteerida, sellepärast et kui me räägime nisutoodetest, siis inimestel on nagu kindel arusaam, mis see kvaliteetne mingi toode on. No me teame, milline peaks hea croissant olema ja milline see hea bagett on, aga USA turul näiteks seda, milline hea rukkileib on, no igaüks saab põhimõtteliselt ise otsustada. Et siis ma arvan, et seal on ruumi hästi palju erinevate leivatüüpide müügiks näiteks. Siis rukkileiva tegu mingis mõttes on kiirem ja lihtsam kui nisust juuretisse tegemine. Ja seda ma olen laboris ka sageli demonstreerinud, see aktiivne aeg, mis sa pead olema selle taine juures, tegelikult hästi lühike rukkileiva, et seda pigem kokku segamini ja natuke sõtkumist hiljem. Aga samas, kui nisusaial on ikkagi tunde või ka poole tunni tagant teeb seal see folds ja kogu protsess on natukene rohkem tähelepanu nõudev. Lisaks sellele juuretise leibrukkisest püsib tavaliselt kauem kui nisu juuretise sai, et ei lähe hallitama ja niiskem on ta ka kauem, see on loomulikult natuke sordispetsiifiline ja ka tehnoloogiast sõltuv, ehk siis milline see täpselt retsept on, aga üldiselt väga hea toode, pagarid on ka kiitnud, et neile meeldib, et neil on rukkileib valikud, siis see on midagi, mida nad saavad kauem müüa. Siis kui lisapongid veel, et rukkijahu tegelikult on ju sobilik väga paljude muude asjade jaoks ka peale leiva, aga selle peale USA-s vähemalt ei tulda sageli. Ja ma nüüd olen näinud, et Eestis on natukene sama asi, et rukkijahu on rukkileib ja siis mingid väga üksikud asjad, mis on helledroomaveski, siis jälle, et no rukkibiskviit on ka hea, aga muud väga ei ole. Või siis, jah, see ongi vist keegi ütles, et piruka tainesse võib ka panna, et kui piruka põhja teha. Aga minu enda põhimõte on olnud laboris, et ma panen rukkijahu absoluutselt kõigesse, mida ma teen, 50% vähemalt. Ja kui midagi on sellest, ma olen õppinud, siis jah, mõned asjad jaoks ta ei ole nii sobilik, aga väga paljud asjad ta muudab paremaks. Näiteks eriti tõsi on see igasuguste magusate küpsetiste puhul, et rukki enda maitse on selline natukene, no mitte soolakas, aga inglise keeles on see mõiste savory, ehk siis nagu midagi sellist, millel ta ei ole, kui me oleme teinud laboris eksperimente, et on nisujõust küpsised ja on rukkijõust küpsised, siis magusus rukki küpsetiste puhul nagu väiksem. Pead sa tunned, et see on nagu muid põnevamaid maitseid ka. Viskite puhul öeldakse, et rukkis annab vürtsikust, spicy siis, ja see on natuke tõsi nende pagarijoodete puhul samamoodi. Ja mõningaid asju ta muudab niiskamaks, minust see moist siis, heas mõttes, et niiske natuke kõlab imelikult küpsetamiskontekstis. Ja kolmas asi on see, et ta muudab paljud pagaritooded muredamaks ka, sellepärast, et ei ole ohtu, et taina ületöötlemise tulemusena muutuks mingi asi väga sitkeks, kuna gluteeni struktuur ei moodustu samal. Olen teinud seal see pitsataina venitamine on natukene keerukam, et seal on 50% juurde läheks natuke vähemalt parem ja kergitamisajad lähevad teiseks ka, sest ta lihtsalt ei ole seda struktuuri ei võimaldada niimoodi kerkida, aga põhimõtteliselt on täiesti võimalik. Kui ma käisin... jah, et igasugune põnevaid asju, mida teha on hästi palju tegelikult. Ja enne sai öeldud, et rukkileiva või peamiselt rukkileiva puhul inimestel ei ole väga eeldust, milline see asi olema peaks. Et meil näiteks laboris Itaalia noormees, tema ütles, et tema jaoks väga raske on teha täistera pastat, sellepärast et tema vanaema teeb püülist pastat ja see on minu turumjahust ja see on ikka see õige asi. Aga paljude rukkiasjade puhul ei ole mingit sellist ideed, et milline see toode täpselt olema peaks. Ma arvan, et see on selline hea moodus, kuidas inimesed võib-olla sööksid rohkem täistera, mis nende tervist sellega kangesti kasulik oleks.
Siis siin jälle mõned pildid, et ma käisin Philadelphia's Lost Bread Company's külas ja uurisin, kuidas ja milliseid rukkileiba nemad teevad. Oli sinna väga tore erinevate rosinate ja ingveriga variant, mida nad väikestes vormides tegid ja pealt oli see leib siis kaetud seesamiseemnetega. Ja nemad tegid sellise väikse mustriga peale või sellised ristid siis. Ja siin all on rukkileiva degustatsioon King Arthur's, mille ma tegin umbes 6 aega tagasi. Selline Eesti klassikalise retsepti järgi tehtud leib, aga erinevate lisanditega ja lubasid pagarid seal oma tootevalikusega midagi sarnast varsti võtta. Kas need pagarid räägivad seda, et kuidas tarbija nende rukkitootmisega vastu võtta? Räägivad küll, no see on üks bottleneck, eks ole, turu peal, et seal on vaja inimesi, kes ostaks ka neid tooteid. Ja kõige sagedasem ikkagi on see, et immigrandid või mingi Ida-Euroopa või Skandinaavia või Saksa taustaga, nemad on väga varvad neid rukkihõust asju ostma. Ja siis sellised võib-olla terviseteadlikumad ja kui uuendustel antivad kliendid, nemad ka. Aga põhiasi, mida sel teemal on ise hästi palju mõelnud, hästi palju rääkinud nende inimestega, kes on pagarid ja nemad ütlevad, et aga maitsmine on kõige parem viis. Et kui inimene saab maitsta seda leiba, siis ta tegelikult on nagu nõus ostma, sest maitse ja tekstuur on ju head, aga lihtsalt see võõristamine ja nendes pagarikodades pagaritoodete hind on ka selline, et sa mõtled, millise pätsi sa võib-olla paned sinna korvi. Ja kui ta midagi võõrast ja midagi tihket, siis see ei ole võib-olla esimene asi, mida sinu maitsmata valiksid. Aga me siin ühe pagariga, tema tegi eksperimendi, et kui ta üks nädal, vähe tulevad kliendid pagarärisse küsivad, mis teil täna pakkuda on. Et kui ta iga kord alustas tutvustamist rukkileivast, siis rukkileiva müüks see nädal nõusis märgata, sellepärast, et lihtsalt see oli esimene asi, millest ta rääkis ja inimesed olid integreeritud, et ma ei tea, kas see pikaajaliselt ka rukkimüügile kuidagi mõjus ja kas inimesed tagasi tulid leiva ostma. Aga just see, et inimesed ei olegi proovinud neid asju. Ja üks suur murekoht seal on see, et ameeriklased arvavad, et rukkis maitseb nagu köömed. Sellest tuleb hiljem juttu ka, aga see on põhipõhjus, et kui mina ka midagi rukkis teen, siis parem on, kui ma maini, et see rukkijahu sees on. Ütled pärast, et see oli 50% rukkijahu, et see kook oli 100% rukkijahu. Tõsi ka või see maitseb üldse nagu rukkis. Ja see on nagu positiivne kommentaar inimeste meelest. Aga see on sellepärast, nad arvavad, et rukkijahu on nagu köömen. Ja see on sellepärast, et USA kõige levinum rukkileib on valge rostsaialaadne toode, kus rukkijahu on tavaliselt 5%, no maksimum 20, mitte kunagi rohkem. Ja seal on hästi palju kööbneid sees. See on see Jewish Daily Style Rye. Idarannikult siis see tuleb New Yorgist ja inimesed on sageli seda proovinud ja mõtlevad, et see ongi selline, mis see rukkis siis on. Aga rukkis on nii palju enamat kui see kööbne maitse seal. Pagari oleks võimalus siis rukki keemine pott panna sinna leiva kõrvale, et ta saab seda ausalt seemet maitsida, et ei võrrelda söömist. Just, no vahel on niimoodi, et lihtsalt tulebki astuda mitu sammu tagasi, et ise vahel räägid ka mingitest nagu sellistest keerukamatest asjadest juba lõpptarbijaga. Aga siis sa saad aru, et ei tegelikult sa pead rääkima, et on erinevad teraviljad, on nisu, rukkis, oder ja kaer, sest seda ei teada. Või saada aru, kuhu rukkis paigutub seal, et kas ta on mingi nisu alaliik, no sellega hästi palju segadust on. Et ma arvan, et Eestis see grain literacy võib olla natukene parem. Minu vanema pidas küll oluliseks, et ma põllu tunnen ära, kus on nisu, rukkis, kaer ja oder. Aga USA-s ikkagi on see, et kõik need teraviljad on tarbijast nii eemaldatud, et sa näed ka seda saia selle leti peale, sa ei tea, kus see asi tuleb. Isegi see, et nisu kasvatatakse põllul, see on üllatus paljudele inimestele, et lihtsalt täiesti baastasemele vahel tuleb tagasi minna. Siin on nüüd paar pilti ühest pagarjärjest Washington DC-s ehk siis idarannikul. Ja nende peapagari omanik Jonathan töötas meie laboris 4 aastat, oli seal test baker, ehk siis eksperimenteeris ja küpsetas kõigi nende sortidega, mida meil aretatakse. Ja tema nüüd on avanud oma pagarikoja ja mis selle pagarikoja puhul on unikaalne on see, et absoluutselt kõik, mis seal riiulitel näha on, see pakett kaasa arvatud on täistarajahust tehtud. Et nemad ei sööda mitte midagi välja püüda, üldse ei kasutata. Neil on seal samas pagarjäris suur kiviveski, millega ise jahvatavad ja värsket jahust kasutatakse kogu aeg. Ja lisaks sellele nad töötlevad koos või tarnivad siis oma teravilja paarilt lähedal asuvalt väiketootjalt. Ja nemad ostavad ära siis ka muu, mis neil talunikel on vaja kasvatada selleks, et mahenisu toota.
et no näiteks neil on müügil selline asi nagu cover crop granola ehk siis müsli, kuhu on pandud ka igasuguseid muid nagu seemnelisi asju, mida iganes seal talus siis kasvatatakse. Et selline ilus näide rohkem koos töötamisest ja seal teraviljahelas nende erinevate osaliste üksteise vajaduse arusaamisest. Ja siin veel paar pilti lihtsalt nendest pagaräridest, kus ma viimasel ajal palju aega olen veetnud ja pagaritega koos saiu vorminud. Ja siis siin on Vermonti osariigist üks pagaräri, kus suhteliselt palju rukkileiba tehakse. Ja mis selle puhul oli huvitav, et oli hästi hapu, et väga pika kääritusaega. Mina arvasin, et USA tarbijad ei taha seda väga haput, sest USA-s on kõik hästi magus. Aga tema ütles, et just neil on kliendid, kellele see hapu väga meeldib. Ja nemad ütlesid, et neil rukkileib müüb päris hästi. Ja selline täitsa Eesti stiilis rukkileib, hästi tume ja tihke ka. Ja nüüd siis see viimane koht, pood ehk siis lõpptarbija. Nagu enne mainitud sai, siis paljudele ameeriklastel rukkis ei meeldi, sest nad arvavad, et see maitseb kuidagi imelikult. Ma olen kuulnud ka seda oma informantidelt, et rukki on hallituse maitse. Igasuguseid imelikke arusaam on. Ja huvitav on ju see, et kui meie kuuleme nisu, siis öeldakse nisu jahu või lihtsalt jahu, siis me ei mõtle kunagi ühe konkreetse asja peale. Et on hästi palju erinevaid tooteid, mida sellest jahust või nisust valmistada saaks. Aga kui öelda rukkis, siis üldiselt on mingi üks asi, mis inimestel pähe tuleb. Et see võib olla siis kas eelnevalt mainitud köömnemaitseline pehme sai või siis teine variant on see, et selline hästi tihke seemnerohke saksa või skandinaavia stiilis rukkileib, mida tavaliselt müüakse tervisepoodides viilutatud. Et on kaks asja, ega rukkist mujalt väga ei leiagi. Ja siin nüüd see miinuspoole või väärtusete poole peal, et rukkiliib on väga tihke ja maitseküllane. Et see võib kõlada kummaliselt, aga USA kommertsturg on arendatud tegelikult maitsevaeguse, kui nii saab öelda. Vaid kõik asjad on natukene bland, et kui on väga iseloomukas, siis pigem tarbija väga ei taha seda või ta tundub selline võõras ja ainult mingite konkreetsete asjade jaoks sobilik. Ja kuidas siis seda väärtust tõsta või see, mis muudab rukki väärtuslikuks, on see, mida ma nüüd korduvalt olen öelnud, et rukkis on väga tervislik teravili ja see hästi palju uuringuid on nüüd Skandinaavia maadest tulnud viimase 10-15 aasta jooksul. Ja see on ka üks selliseid tõmbefaktoreid siis rukki puhul, et inimesed otsivad rukkileibas, nad tahavad mingit tervislikumat alternatiivi saiale, sest sai kahjuks on saanud sellise negatiivse kuulduse paljudes ringkondades, et seotatakse igasuguste seedeprobleemidega ja kaalutõusuga, mille kõigega veel. Siis huvi rukkileibade vastu on suur teatava taustaga inimeste seas, ehk siis needsamad ida-euroopalased ja skandinaavlased ja USA-s on ka huvitav, et meie piirkonnas näiteks on päris palju Hollandi immigrantide järeltulijaid, ehkki need inimesed ei pruugi olla kunagi Hollandis elanud, nad ütlevad, et ja mulle rukkileib meeldib, see on see, mida meie sööme, aga see tegelik side riigiga on mingis mõttes täiesti kadunud, nad ei ole kunagi käinud seal oma kodumaal, aga rukkileib siis on vahe selline, mida ikka süüakse ja armastatakse. Siis tervise poolega võib-olla haakub see, et rukkileiba vahel need, kes muidu ütlevad, et nad gluteeni väga ei seedi, siis rukkileivaga nad samu probleeme ei koge. Siis maitserikkuse variant ikkagi on pigem pluss poole peal, et on midagi põnevamat toidulaual. Meil on nagu täitvam ja toitvam. Et minu ülede naaber, kellele ma sageli rukkileiba viin, tema ütleb, et ja hommikul mul ühe viilu rukkileiba sööd, siis on kogu päevaks kõht täis, et on nii toit. Mina sellega ei nõustu, aga ühesõnaga selline nagu teistsugune kui nisusai. Ja siis see, et rukkijahu iseenesest oleks võimalik kasutada palju enamates kohtades kui rukkileivas. Meil oli koosolek just selle King Arthuri tootearenduse tiimiga. Ja seal, mis jäi ka kõlama, oli see, et rukkileiba, 100% rukkileiba me ilmselt lähiajal ei hakka ameeriklastele müüma, et see on nii teistsugune. Aga kui panna rukkijahu igale poole 10, 15, 20%, siis rukkimüük saaks kasvada märkimisväärselt ja suurem osa neist asjadest kindlasti kvaliteedi mõttes kuidagi ei kannataks sellest rukkijahu lisamisest, vaid pigem ta annaks mingi huvitava nüansi juurde. Pluss siis see tervislikus aspekt ka. Siis rukkipastat saab päris edukalt teha. Siin ma käisin Philadelphias sellises kohas nagu The Pasta Lab ja nemad kasutavad kõik võimalik erinevaid täisteravilju, et siis teha kuivatatud pastat, et mitte siis munadega värsket, vaid lihtsalt see vesi ja jahu.
Ja väga hea alguspunkt muidugi, et neist alternatiivjahude tarbimisel on küpsised, sest kes siis suhkrut ja võidi armastaks, aga trukkijahu väga hästi nende tegemiseks kindlasti ka, et see võisus ja muretus just, mis esile tuleb. Siis ma ise tegin hiljaaegu korraldasin ühe õhtusöögi, kus kogu menüü oli kõik asjad rukkist, 6 käiku ja iga käik oli rukkijahust midagi. Et mul oli see soolane pirukas või rukki pasta pearoaks, rukki küpsised, rukki kook, rukki kudikud. Rukkist saab nii paljudes erinevates kohtades kasutada. Ja kõik 100% rukkijahu siis. Ja siis siin paar pilti Suurbritannias Londonis asuvast Harrowwood Bakerist. See on siis leedukate omanduses, üks valgevenelane on seal ka. Ja neil on circa 70 töötajad seal, suurem osa Leedust kõik. Ja nemad tõdesid küll, et huvi rukki leiva vastu on ikka märkimisväärselt Suurbritannias suurenenud ja müük on väga kasvavas trendis kogu aeg. Ja nemad siis toovadki rukkijahu Leedust sisse, aga on nagu kohalikud britid, kes väga hindavad sellist teistmoodi leiba ja nendega me tegime leiva degustatsiooni. Ja seal oli 14 erinevat rukkileiba, mida nad toodavad ja kõik olid tõesti väga erineva maitseprofiiliga ja tekstuuride mõttes ka hästi erisugused. Ja siis siin selline natuke provokatiivne küsimus võib-olla sellega, et kui ma nüüd pärast 3,5 aastat USA-st tulin uuesti Eestis, siis ma kuidagi, mul oli pilt natuke teine, et Eesti on täielik rukkiriik. Siis vaadad statistikat ja rukkist kasvatatakse üsna vähe ja poodides ka rukkileiba loomulikult on, aga ma kuidagi lootsin, et rukkitooteid on veel rohkem, kui neid tegelikult on. Et ma ei tea, kas see on, et tarbijad ei ole siis huvitatud. Ja pagaridega sama lugu, et sa lähed ja kõige pikem järjekord on ikka nendest pagaridest, kus on nisupüülis tehtud igasugused sellised natukene lääne-euroopalikud küpsetused juba. Et kas meil on mingi selline oma rukki traditsioon ehk küpsetamise puhul, millest võiks rohkem rääkida või siis mingi toote innovatsioon äkki. Et Rootsis näiteks tuli turule rukkipiim, mida Eestis ka Prismast juba saada, taimsed piimad, huvi nende vastu on kasvamas ja nüüd siis Alpro tegi maailma esimese rukkipiima ja maitses ta minu meelest väga hästi. Et see on siis tehtud Rootsis ja Soome rukkist kasutatakse selle jaoks ja seal poelettidelt võis ka näiteks leida rukkijahuga tehtud naanileivad ja rukkijahust tehtud tortiljad. Nii et igasuguseid erinevaid variante, kuidas rukkist kasutada ja väärindada on, et rukkis juba on väga väärtuslik minu meelest enesest teraviljana, aga siis mõelda, et kuidas seda veel saaks kasutada, sest minu meelest sellest võidaksid kõik, nii siis need tootjad kui ka lõpptarbijad. Aitäh teile! Küsimusi? Kas Ameerikas linnaste jahu ka kasutatakse, vaata, kui te rääkisite, et see on väga kõrge langemisarv, linnaste jahuga saab seda madalamaks tõmmata ja tumedamaks teha kaitsi. Sellist tumedat, seda fermenteeritud ja rüstitud rukkilinnast ei kasutata praktiliselt üldse. Et seda mõned agarad koduküpsetajad tellivad Amazoni kaudu, tuleb kusagilt Valgevenest vist, ma arvan, aga kohapeal seda praktiliselt ei tehta. Et meie labori kõrval on linnase vabrik, võib siis vist öelda, aga nemad rukkiga üldse ei tegele. Nad ütlesid, et neil need sõelad, vist kuidas iganes õige nimi on, need metallsõred, et nende läbimõõt on rukkile ebasobilik ja üleüldse rukkis on nii limane ja nemad ei taha sellega tegeleda. Et nemad on puhas lihtsalt oder ja oder siis läheb küpsetuskvaliteedi parandamisest kas saia sisse või siis hästi palju ka õllele ja viski tööstusele. Ja siis nad kasutavadki seda heledat linnast, mis on odrast tehtud ja millel on väga suur ensümaatiline aktiivsus. Ja oligi, et ma tellisin mingi aeg Eestist linnast, seda punast linnast ja panin seda leiva sisse ja siis seal pagarid vaatasid nagu mul oleks midagi väga tõsist ligas, ma panin nii palju seda, sa ei tohi nii palju panna, et see rikub leiva täiesti ära. Aga see ongi see vahe, et nad on harjunud töötama selle heledama linnasega, kus ensümaatiline aktiivsus on palju suurem. Nii et lühike vastus on, et seda eriti ei kasutata, aga nendel, kellel on spetsiifiline huvi, nemad muidugi kuulevad või loevad, et see tegelikult väga kasulik leiva küpsetamiseks. Aga USA turul seda saada võimalik ei ole, et sa pead lihtsalt eraldi kusagilt hankima. Ettekandes oli juttu, et Ameerikas kasvatajad ei teagi tihti, et mis sordiga tegemist on, et ei olegi sort, vaid segu populatsioon. Just, jah. Kas seal siis mingil määral ikka selliseid oma sorte on ka ja seemni kasvatust, et ikka puhas sorte või ei ole üldse või?
No ma arvan, et nende aastate, aastakümnete jooksul kindlasti on tekkinud seal midagi täiesti sellele kohale omast ja räägitakse ka ajaloolistest sortidest. Näiteks minuga võttis ühendust just üks viskitootja, kes ütles, et nemad tahavad eksperimenteerida rukkiviskiga, mis oleks tehtud Roseni rukkisest, mis ongi siis selline väidetavalt ajalooline USA sort. Aga no sama asi, et ma olen natuke skeptiline selle osas, et kus seda nii-öelda õiget ajaloolist seemet saada. Kas oluline on? No võib-olla ei olegi. Aga ühesõnaga on sorte, mis nagu on teada, et see Washingtoni maal Washingtoni, president Washington kasvatas kusagil oma valdustes seda rukkist ja mõned sõnavad väga huvi just selle ajaloolise järjepidevuse huvides. Et seesama, et alati me ei tarbi seda lõpptoodet, vaid me tarbime seda lugu, mis ümbritseb seda toodet, eks ole, et eestlased armastavad sangastet ja siis USA võib-olla tahab leida oma sangaste selles mõttes, et midagi, mis neil on. Aga üldiselt USA pagarid näiteks on sangastest üsna vaimustunud, et ma ei tea, kas see on see jutt, et see sangaste graffia siis, et ta on meil nii head leiba teeb, aga öeldakse, et see on nii huvitav, et see värv on natuke heledam ja mitu pagarit, kes ma olen öelnud, et nad ei ole kunagi nii head rukist maitsnud. Ja mina eestlasena muidugi ainult noogutan selle peale. Mina just tahtsin teile pakkuda Loonatalu tehtud jahu, aga kui te juba seal olete käinud, siis... See oligi huvitav, et enne kui ma läksin USA-sse, siis ma teravilja teemaga ei olnud kunagi tegelenud, aga mul pere tellis Loonatalu jahutooteid juba aastast, millal alustas 2011 või millalgi sealt maalt alates. Ja kui ma USA-sse läksin ja ütlesin, et tegelikult mul ema kogu aeg tellib, et meil on speltajahu ja rukkijahu ja odrajahu loetelu, siis seal olid kõik väga imestunud, et kuidas teil saab selline süsteem üldse toimida, et mingi kiviveski kusagil ja tuuakse koju ja nii palju erinevaid sorti, et kas tõesti tarbijad on nii teadlikud, aga et see on alati väga sellise kiindumusega räägin Loonatalu veskist ja sellest loost ameeriklastele ka nagu inspiratsiooniallikas natukene. Täna me küpsetasime Loonatalu sangaste jahust. Komme OECD delegatsioon siin. Me küpsetasime täna leivad valmis ja maitsmiseks. Just nimelt Loonatalu sangaste jahu. Milline teil see standardretsept on rukkilevaks? Põhiliselt ikka niisugune, nagu Eestis nüüd viimasel ajal kasvatatakse ja mina olen ise kodus teinud põrandaliiba. Mulle maitseb põrandaliib rohkem kui vormileib, aga me tegime nüüd homseks vormileib. Pärast saab, siis me heidaks pilgu künnendale kaitstele peale. Kas te olete täna pikalt siin? Võib nii olla küll, kui tegemist tebu. Kas te olete sellega nõus, kui saame kell 4 uuesti kokku? Sobib, jah. Siinsamas majas või te lähete kuskile mingit ringreisiga tegema? Juba tegime ühe ringreisi, sammu asju uuesti vaadata mõtet, aga... Kordamine on tarkus ema. Ja, käisime. Aga teine sa võid selles mõttes, et on hea vaata äkki üldiselt. Võid vabalt võtta Laura ja minna nagu kui võtate Anne, aga rääkida info, et tule hetkel ikkagi ära lõunana läinud. Võtta inimesed ka tagasi, et mõtled oma tööst rohkem rääkida. Ja kella 4-st mina olen rukkiarvitaja, ilmekõpituse mina nimi. Ja peaks vaadates mingi põldu. See oleks väga palju. Mahekatsus käisime ka. Sinna ma läks uuesti, kui spetsialisti kõik kaasab. Mahekatsus tänavu on natukene ebaõnnestunud, et hilissügisel tuli sinna lumesulamisvessi peale ja pärast jäätus. Et ta jäi ikka väga pikaks ajaks. Mis on alles, et on Soome Eestis olnud. Aga see jällegi rõhutab regionaalse sordiaretuse olulisust. Oleks kohalikud sordid ja ebaõnnestunud katse on vahel kõige parem katse. Minu jaoks on see väga hea näite. Ja siis saab leiba ka võtta mõista. See on väga tore. Töötasite seal Karlova kohvik, seal on rukki valik. Suurem või on tassikookid osaliselt. Tassikook ei ole. Rukki jahuga. USA-s see disclaimer igal pool, mul on ka disclaimer, siis et mul ema töötab selle küpsega. Ja teda ma nüüd just utsitasin, et ikka võiks rukkist rohkem olla igal pool. Pane rohkem rukki jahu, aga nemad, kui mina seal olin, siis me tegime kooki erinevaid ja juba siis me panime neid teisi jahusid ka peale nisujahu, et oli odrajahu, aeg-ajalt speltajahu, rukkijahu. Nüüd nad kooki enam ei tee, väiksed saiakesed sama, mida tarbija tahab, eks ole, ta tahab kuidagi, tuleb kohvikusse, tahab väikest saia.
Ja kui mina seda olin, siis meie võileivad olid kõik rukki leiva peal, aga siis kuidagi jällegi tundus, et tarbija nagu nügis sinnapoole asja, et nüüd on juureti see sai, millega nad teevad võileivu. Aga no minu meelest võiks ikkagi rukki leib olla. Aga need putride puhul kasutavad kõik. Degusteerimise tegema kõrvale. Just. Kas inimene proovib? Ja. Jah, mul oli üks ääremärkus selles mõttes, et ma vaatasin, kas saiasuppi kui sellist on tehtud, mina ei mäleta lapsepõlves, et saiasuppi tehtud, aga leivasuppi tehtud küll, et see on selline. Aga mida ma korra veel sellele vastuseks ütlen, et leivasuppi olen ma laboris korduvalt teinud ja esimene kord ma väga pelgasin maitsta andmist, sest isegi Eestis on ta selline nagu mitte kõigile ei meeldi, aga seal 100% inimestele meeldis. Sõltub sellest, kuidas tehakse. Mis vastu tuli hästi välja. Aga üks küsimus on ka, et võib-olla 10-15 aastat tagasi Maalehes keegi kuskilt mingi artikkel otsis, et 1930-ndatel või midagi taolist oli viimati kasvatati Eestis põõsasrukis. Põõsasrukis on kadunud, et kui kellegi kusagil mingi aida lammutamise käigus leidate mingi rukis ära palgi prao vahelt, et palun andke teada, kas sa USA-s on sellist asja nagu põõsasrukis nagu olemas, kui neid rohkem palju või ei tea olevat? Põõsasrukis, minu meelest Rootsis on üks hobiaretaja, kes tegeleb sellega. USA-s ma ei ole kuulnud, pigem on huvi nende püsikute vastu, et rukki puhul ka ja me ise ka tellisime seemnepangast just erinevaid. Kas on püsik või eesti keeles? See perennial, mida ei pea iga mitmeaastast, et selle vastu on väga suur huvi just meie kliimakriisist tingituna. Ja siis me üritame nüüd seda suunda ka natuke arendada, aga põõsasrukist me ise ei kasvata ja me ei ole näinud ka kellelgi. Aga oligi vist, kui ma meenutan, see vist oligi selline, see lähebki nagu, see ongi mitmeaastane. Mida päris mitmeaastane ei ole, tegemist on jaanirukkiga, mis pannakse pärast jaanipäeva maha. Ja Rootsis on seda. Aga tal on siiski väga peenike tera, selle jaanirukki. Ja siis jaanipäeval pandi sellepärast maha, et siis noorloomad lasti ja siis noorloomad sõid selle orase ära ja järgmisel aastal siis tulid uuesti. Ja siis ta kasvas võrdsus hästi tugevasti, sest kui neid võrseid eemaldada sügisel, siis ta peab oma potentsiaali ära täitma, et ta võrsuma, aga mida rohkem ta võrsub, seda peenemaks see tera jääb. Ja, palun. See on tõenäoliselt on Annika Nihes, on maailmas. Ma ka jah, et Annika. Ja seal oli ikkagi on ta mitmeaastane jaanirukis ongi. Parisega kasvab, et see on see. Tema mõistes on see. Samamoodi kasvab. See ilmselt tema tervitas, sest ta on kõvasti uurinud ja ta Soomes õpetab ka seal Väike-Maarja lähedal. Te mainisite, et teil on 75 sorti või 72 sorti saite Ameerikast. Kas need olid sordid või lihtsalt erinevad seemnenäidised? Lõppkokkuvõttes on ikkagi erinevad seemnenäidised, et sorte oli 20 ringis, ma arvan. Ta oli erinevatest piirkondadest kasvatatud rukkist ja erinevad aastad ka. Võimalikult palju erinevaid variables oleks. Teistpidi ja kaugel teisel poolt Columbia jõge on see Swift Current, Saskatchewani ülikooli rukkiaretuskeskus, kus te nendega olete ka kontaktis olnud? Ei ole, selle nime ma võtaks pärast küll, et oleks hea. Swift Current on, ütleme, teisel pool jõge 1000 kilomeetrit. Väga kuulsad ja... No kiviga visata, jah. Cloud oli endine aretaja, mingi Jamie nime otsida, on üle võtnud ja nendel on väga head sordid, et statistika järgi Kanada saadab 50% oma rukkist ehk toidurukkist eksporti, ma kardan või oletan, see on puhas Ameerika. No kõik see... Tõenäoliselt on seal Kanada rukkis, sest et see, mis te näitasid, see on tõesti niisugune asjaarmastajate ja hobikasvatajate rida, aga ju põhine läheb ikkagi haljas söödaks, mis Ameerikas kasvatavad ka rukkist, et see isegi Kanadas on 5 poršu läheb ainult leiva valmistamiseks, et eeldan, et Ameerikas on veel vähem. On veel. Ja see viskitööstus ostab samamoodi Kanadas. Ma tahtsin ju lemmist teevad ka, kas te olete proovid siis rukkist ka
viskiks kasutada või üks inimene teil tundis huvi selle vastu? Ise, ma ei ole ühegi projektiga seotud, aga kui maitsnud olen erinevaid rukkiviski. Aga siis te muudaksite rukki käsktropiks, et leivaga ei teeni midagi. Ja täpselt. Proovige ristkuse viskiga, ma soovitan, toetate Eesti sordiratust ka pärast. meie saaks ka. Ja ei, see on täiesti väga tugev huvi on selles valdkonnas just nimelt. Ja no kohalikest tuulikoodades olen rukki õlled siit ka nüüd müügil näinud, et seal ka natukene kasutatakse. Kanadas on ju rai viski ja seda toodetakse kodiakast. Ja see kodiak on äratatud tagastest. Ja see need regulatsioonid on ka vist natuke teised, et USA-s selleks, et asi oleks rukkiviskiks või rukkiviskiks nimetada, on nagu vähemalt 51% rukkist, aga Kanadas vist on 90%. Sealt on ongi see ehedam rukkiviski. Hästi võrtsikas. Vabandust, ma olen küll valesti aru saanud siis, et Ameerikas on jah see nagu maisi puhul 51, rukki puhul 51, et nimelt seda rukki või maisi viskiks, aga Kanadas ei ole mitte mingit regulatsiooni. Vabandust, mina sain niimoodi aru. Täitsa võib olla. Seal võib olla puhas viski, millel on kirjutatud rye whisky ja alla kirjutatud Kodiaki saarelt on tulnud ja see on natuke nagu rukkileib. Ma täpsustan, aga minul on küll, et Ameerikas on väga strict rules, aga Kanadas on see töö. Aitäh selle paranduse eest. Ja aitäh. Tootearendusega, erinevate sortide võrdlusega, aga ta aretusega põllu peal nagu päris seda ei tee. See ei ole minu fookus, sest ma tundsin, et ma olen selle jaoks natukene vähe ettevalmistust saanud. Ma käisin küll loodusklassis, aga sellega saab ainult nii kaugele, eks ole. Ja siis sellist populatsioonide aretamist on küll ja see evolutionary plant breeding, et me lihtsalt ongi kasvatad erinevaid sorte põllul, siis valid paremad ja segad neid seemneid kokku. Seda me teeme küll. Aga ma ei pea ennast rukkiaretuse eksperdiks, ma kindlasti mitte, või et see ei ole see põhiasi, millele minu töö keskendub. Aga nende sortide kasvatamine, nendest teadlik olek on minu jaoks hästi oluline, et ma saaks mõelda sellele, milline see turupotentsiaal on ja kuidas vahendada neid kontakte erinevate osapoolte vahel, et aretajad ja siis need tootjad ja lõpptarbijad. See on sortide võrdlus. Ei ole midagi uue loomine. No ma eksperimenteerin kasvuhoones ka, neid ristamisi on tehtud, aga see ei ole väga selline süstemaatiline või ma ei veeda kogu oma aega seal, et ta lihtsalt saab natuke, saab tähelepanu, aga mitte mu täis tähelepanu. Ei ole konkreetseid plaane praegu, et siiamaani ma olen ka natukene läinud sinnapoole, kuhu elu viib ja et sõltub, mis projekte kusagil tulemas on. Ma tean, mida mulle teha meeldib ja mida mulle teha ei meeldi natukene nagu ise tööiseloomu mõttes. Aga konkreetset ettekujutust ei ole hetkel sellest. Ja siin keegi Zoomi vahendusel küsis, et kas rukkijahu kama on ka tuttav ja ütleb, et talle meeldib. On küll, tulin koju, ema ostis rukkikama, mulle ka väga meeldis. Ja USA-s ma olen ka üritanud kama inimestele tutvustada ja see on teine asi, mis väga on meeldinud. Nii et need sellised Eesti asjad, mille puhul mina olin natukene reserveeritud, et teide kas lähevad peale, on küll väga sooja vastuvõtte osaliseks saanud. Nii et ma arvan, et on turupotentsiaali seal kamale küll ka. On küll ja isegi ei pea enam tervisepoodi minema, vaid täitsa on kohalik. No see on päris, alati maitse natuke erinev, eks ole, sõltub, mis bakterid täpselt ja kui kaua hapendatud ja mis kõik, aga on küll. Küsin, et kui palju Eesti vestitega koostööd teemas? Eesti vesti ka täna? Te mõtlete nagu mingid konkreetsed veskid või? Näiteks jah, kas sedama teadmist pahast, et on võimalik kuidagi Eesti tulla? No teate, alguses oli natuke selline šokk, sest mõttes, et USA-s ma töötan sellises laboris, mida nagu teravilja inimesed teavad väga hästi. Ja kui sa lähed ja ütled, et ma olen BreadLabis, siis sa saad igale poole. Aga siis ma tulin Eestisse ja mitte, et ma oleks läinud selle õppima, et ma tahan nüüd igale poole minna, aga ma kirjutasin mõnedele inimestele sellist nagu ei, me ei võta külalisi vastu, et nagu mingi tehase tasandil on olnud võimatu saada. Isegi ma ütlen, et ma lähen taimekasvatusinstituuti ja seal miskis käisin ja seda teen ikka väga ei taheta.
Ka väiksemate veskitega õnnestus küll kenasti kontakti saada, et Loonatalu veskis käisin möödunud esmaspäeval, ääretult tore oli, sangaste põllud said üle vaadatud, jahvatamist nägin, hästi palju küsimusi küsisin ja küsiti küsimusi vastu ka ja Hellendamaa vesiveskis käisin ja seal veski emad oli nõnda lahke, et pani veski tööle ka, kui ma olin seal. Ja jahvatasime 50 kilo sangast, et selle vesiveskiga ja siis nüüd laupäeval ma lähen Koksvere veskisse. Et mulle väga meeldib õppida inimestelt, kes vastavas valdkonnas tegutsevad, sest neil on alati nii palju teraseid tähelepanekuid ja siis, kui see kombineerida sellise teaduslikuma tööga, siis ma arvan, et on edasiminek palju kiirem. Sellega on nüüd natukene keerukam olnud, et tundubki, et Eestis on päris palju koduküpsetajaid, kodune leivategu on endiselt au sees, mille üle mul on väga hea meel. Ja siis mulle tundub, et leiva küpsetamise mõttes on natukene selline põlvkondlik vahe tekkinud, et hästi palju ongi ise õppimist ja see on tõsi paljude selliste natuke käsitöövaldkondade jaoks. Mulle tundub, et ma rääkisin Loonatalu veskimehe Allar Asiga ka ja ma küsisin, kas temal on mõni veskimees, kellelt õppis, kellelt ma õpin, et ei ole see traditsioon jahvatada kiviveskiga ju üsna hääbus mingi hetk. Ja ta ütles, et suuremates veskites on ju tegu ikkagi masinaoperaatori, mitte veskimehega, et see teadmised, mis vajalikud on natukene erinevad mõlemas valdkonnas. Ja natuke on leivade puhul vist ka seda, et on palju ise õppimist ja ise selliseid tähelepanekuid, aga sellist pikaajalist küpsetamist traditsiooni. Ma ise ei ole suutnud leida veel. Neid inimesi kindlasti on, kes on väga-väga... Varjapagar ja siis Hiiumaal on vist nad teevad ja siis see nõndanimetatud muu leib, aga see on vist juba midagi muud. Muhupagar on küll, jah. See on nagu laiali tulnud, et see on mitte päris see. Aga ma väga tahaks, minu käest USA-s kaua küsitakse, et kus siis see, et kelle juures sa Eestis oled käinud õppivad seda, kuidas rukkileiba teha, sest seal ka väga austatakse, et sa õpidki nagu meistri käest, eks ole. Ja siis kahjuks praegu ma ei ole saanud midagi öelda, et ma ei olegi saanud väga kellegagi koos küpsetada, aga see oleks ääretult tore. Jah. Siin on üks söögikoht nimega Laud ja ääres. No kella 4 on aega, ma see on üle aega. Tal on väga hea juurde, jagab seda välja, kes tellivad, siis ta võtab selle juurde. See on väga hea, regulaarselt teeb, väga elujõuline. Ja see juuretisi tervis on ka väga oluline ja täpselt, mis pärmsteened ja bakterid on. Ja selles pole nad ka palju maid. Ja USA-s ka pagarid väga, see graafik, mille alusel sa oma juuretist toidad, on hästi oluline ja see temperatuur ja väga punktuaalsed oleks. Eestis on meil lõunakeskuses talupoes müüakse rukkijuuretist. Ja see, kuna nemad küpsetavad ka praktiliselt iga päev, siis neil on hea värske juuretist. Hästi elujõuline, mida saab ise ka kaua kasutada. Hästi oluline, aga seal on ka toidu tegijad, on ju. Ma olen sealt juuretist, et hästi on ka seal. Ja aitäh, väga head soovitused kõik. Ja neil on kodane. Kas Eesti pagar ka Ameerikas saab tellida, kui sooja on 2 sorti leiba, 700 grammine $14, kas see on aktsepteeritav hind, et me kukume siin ka päris selline, me räägime 3 eurot kilo, eks ole, aga seal on 700 grammine on $14, et kas selle hinnaga inimene on kindlasti on oluliselt odavam? Ta sõltub nüüd, kuhu kategooriasse see Eesti pagari leib paigutuks, et kui ta on selline poekettides saada olev leib, siis see kindlasti tundub liiga kallis USA tarbijale. Ainult tellimus. No see tuleb juba, eks ole, ongi see, et ta on eraldi tellitud, et ta tuleb mingist väikeriigist ja meie suurtootjad ei ole ka väga suured USA kontekstis, eks ole.
Aga kui tegemist oleks käsitööleivaga, siis tarbija on nõus päris palju maksma, küll aga võib-olla mitte nii-öelda selle igapäevase leiva eest. Ehk siis seesama täistera pagajärgi, mida ma näitasin, nad on küll DC's, ehk siis seal on väga jõukat klientuuri, aga nende rukkileib näiteks on $24. Et ta on küll pikk ja selline tihke päts, aga ta on hästi kallis ja ta on USA-tarbija jaoks ka kallis. Aga üldiselt pagarjärides USA-s rukkileib on üks kallimaid leibasid ja see tuleb osati siis sellepärast, et see tehakse vähe ja nõudlus on väike. Rukkijahu iseenesest on kindlasti kõvasti kallim, kui ta Eestis on ja pagarid ise ütlevad, et oi, aga see on ikka väga selline, see on selline substance on seal, et ta ongi raske leib ja selle raha eest saad nii-öelda palju, et ta kaalub palju. Aga loomulikult siis öeldakse ka, et jah, aga tarbija ei ole väga nõus maksnud, sest visuaalselt on ikkagi selline pisik, et ta võib ju tihti olla, et ta võib palju kaaluda. Aga kui näed, et ma väga palju ei saa selle raha eest. Ühesõnaga see hinnastamine on hästi huvitav küsimus. Et ühesõnaga see $14 on see kuidagi keskel, ma ütleks selle peale. Ja kui ta on selline unikaalne toode, siis mõned kindlasti ostaks, aga üldiselt USA-s ju on see, et keskmised sissetulekutest circa 11% kulutab inimene toidu peale, mis on hästi madal Euroopaga võrreldes. Nii et üldiselt ei olda nõus toidu eest nii palju maksma. Leivale te panete juurde neid lisandeid seemnete näol ja puuvilja võib panna. Kas Ameerikas lihaleiba ka tehakse? Ma olen rääkinud, midagi muud. Ja see tekitab üllatust. Juuredised saia puhul see tehakse küll, et mingid suured juustutükid ja liivid on sees. Et see on lihtsalt sealt samm edasi, aga rukkileiva puhul seda väga ei teha. Kui veel öelda, et see on teie traditsioon. Just, ja ma arvan, et see oleks päris populaarne toode. Täpselt nii ja ma arvan, et nendel Eesti asjadel on väga palju potentsiaali tegelikult välisturul, aga ongi, et teadlikkus on väike ja me ise ka hoiame endale, et väga ei jagatagi. No nii, on veel küsimusi? Leiva saab ju jookiga. Pailla saab teha ja olen seda laboris ka teinud. See on ka nagu populaarne. Aina rukki, sest veel Suurbritanniast tuli turule rukki viin just, üks tootja hakkas tegema, nii et võib ka tehakse. Ameerikas ütlesite mingi kolleeg, et 4 aastat töötas, et siis kasutas oma pagari töökoja, siis ta järelikult hankib ka kivivestleid. Kivivestleid on järelikult ka turu saada. Meie labori koostööpartner ongi New American Stone Mills on nende nimi. Nad alustasid 2012 äkki ja Vermonti osariigis siis teevad kiviks, kasutavad kohalikku graniiti, mis tulebki paarikümne kilomeetri kaugusel sealt, kus see veski ise tehakse. Ja siis see puit, millega need veskikivid ümbritsetakse, selle nimi olevat Baltic Birch ehk siis Balti kask, aga see kasvatatakse Soomes ja siis tehakse puiduks Venemaal. Nii et nüüd enam ei tarnita Venemaalt. Aga nemad on teinud praeguseks hetkeks siis üle 100 suure kiviveski. Üks mees on, kes seda asja alustas ja ka täiesti nullist ise õppis, sest samamoodi järjepidevust ei ole. No ei tehtud enam kiviveskkeid, aga luges mingeid vanu käsikirju ja kuidas täpselt need mustrid peavad seal tehtud olema. Ja nüüd tema kogu aeg käib ja putitab oma veskkeid, teritamas käib neid kive aeg-ajalt ja kui USA-s hästi paljudes väikestes pagarides on tema veski ja on ka Austraalias ja Suurbritannias juba. Andrew Hine on selle mehe nimi, aga selle äriettevõtte nimi on New American Stone Mills. Et neil on koduleht olemas ja Instagramis on nad ka. Sellist päris napikult ei ole teinud krõbeleiga. Ja olen teinud mulle näkileivad tohutult endale meeldivad ja igasugused kreekerilaadsed asjad ka, nii et mul üks kolleeg ütleski, et no lähed tagasi, teed lihtsalt mingi kreekeri Eestis, ei olegi muud vaja. Ja see on ka selline, mis inimestele väga meeldib. See on võimalik mängida selle tainega ja kas panna mingeid rasvaineid sisse või mitte, millega maitsestada ja hästi palju mänguruumi on seal. Ja säilib kaua, kui just ise ära ei saa. Jah, tänati lihtsalt, ma seda ette lugemas erasolud.
aga kui sa nüüd tagasi üles 2 nädala pärast, siis mul tekib küsimus, siis sellisele kirjutada me ikka ajavahe, nagu me teame täpselt täna on 12 tundi. 10 tundi. 10 tundi. Okei. Et siis ja küll olete kõik väga oodatud. No reisimine nüüd on tõusutrendis ja meil just üks seltskond Suurbritanniast plaanist tulla, et olidki pagarid ja talunikud ja seal kohalikud sordiarendajad, et tulid ja tahtsid vaadata, mis teoksid, ma ei tea, millal nad jõuavad, võib-olla Eesti saatkond jõuab. Aga ühesõnaga, et kui on asja USA-sse, siis olete väga oodatud. ma arvan, et ma pool instituuti jõud minema. Kommunikatsioon teeb kohe registreerimisnimekirja saada, siselisti välja, kes tahab tulla. Mul koht on valmis. Pole eelmist lahti teinud. Kus sa siis ütleme Eestis nagu seda kasvupotentsiaali näed? Me ütleme, et Ruhkis on täna ikkagi väga väikse kasvuhinnaga, et Ruhkis Eesti president. Ta võib öelda, et kuhu Eestis 5 hektarit Ruhkis ja 10 000 hektarit Ruhkis tähendab, et sisetarbimise läheb eksporti. Pool läheb välja, aga keegi ei ütle, kuhu ta läheb. Ühel aastal viidi tõesti see 48 000 viidi Eestist Ruhkist Hispaanias. 2 järjest jah. Ja see rohkem ei ole, see on EPPK info, see on annanud teatud öelda. Aga meil on ju, et viimane info, mis ma nägin, oli Eestis 16 kilo leiba tooteid inimesed ainult tarbivad, et isegi Lätis on 19 läbi meile. Hästi vähe ja ma soovitan vaadake Läti Latvias Maasniekku. Neil on ikka kohutav pagarit. Ma võin anda selle info ja neil on see Salinata Rukmaise, mis on Euroopas registreeritud geograafilise tähisega, et nii retsept kui valmistamine leib ise on Euroopas selle märgi saanud, et see on eriline, meil ei ole, meil ainult moeliin. Minu meelest on see potentsiaali nii palju. USA-s üks autor, kogeraamatute autor, kes on oma nime teinud Ruhkiga seoses Stanley Ginsberg, üle mõnest nagu nime poolest raamat. Ja tema oma raamatutes Eestile üldse ei viita. No kõik teised riigid on mainitud ja nende leivatraditsioon. Ta teeb tuure, kus ta külastab Soomet ja Lätit. Eesti jääb täpselt vahele, et siit lennatakse üle. Et lihtsalt ei ole seda, ma ei tea, milles see asi on. Võib-olla ongi see, et me ise lihtsalt ei hinda ja ei väärtusta seda piisavalt või... Ei no, kui sul on 10 maksimaalselt oli 28 000 hektarit viimasel ajal ja sa võtad Venemaa, kus on 1,4, võtad Poola, kus on pea 2, sul võtad Venemaa, kus on üle 2 miljoni ja meie käime järglemine on suur Ruhki riik ja siin esirinna. Aga meil on ka vähe, igal pool on andmed, see on üle terve maailma, need on need USDA andmed. Ja, aga need on, kui Kanadas ametlik info, et 5% läheb Kanada Ruhkist läheb leivaks, 30% läheb söödaks, isegi sigade ratsioonis on juba kuni 50% kasutab fermente, eks ole, seal on see mani, kust tuleb mitte leivast, see on eluviis ja see on meie ajalugu ja kõik. Sinna ja Eesti retsept oli juba ma sõna Austraalia. Suurbritannia on päriselt ka on, jah. Ei no nii kui Ruhki sealt asutati, nii hakkas McDonald's ka Ruhki burgerit tegema. Ja Ruhki põhjaga pitsat. Ja millist võib saada Ruhki põhjaga pitsat? On lisandamine teadus nad kasutavad, teevad lisandavad Ruhki tervisele, et need pagarid edasi, siis panevad igal poole, on ka ekspordivad seda päris palju. Et see on ka aga ulatus ikka ainult iskole. Tihtipeale ostavad selle tooreni Lätis siis. Kvaliteet on parem, stabiilselt. Kui siin saaks ja võin selles mõttes kindlalt täita, et osakaal järjest läheb täitsamaks, aga veskid teile inimeste tarbimine tegelikult suureneb.
siis ma esindan Tartu Lilli ja meie programmi juures Baltimaale jahu, et ka see aasta prognoos järgi, mida me vajame, on oluliselt suurem võimest. Aga pindala kasvatatakse järjest vähemaks. Selle aasta ütleme prognoositav võiks jääda 11 000 hektarit. 2021 oli 11 900, 2020 oli 20 000 hektarit. Järjest on alla läinud. On alati kulusamad. Meie teeme seda põllumistele meelde tuletamiseks. Me ruuki vastu väga huvi tunneme, oleme ruuki valmis ära ostma, Eesti põllumeheks otse, et see vahendaja vahele, et mida põllumehel otse selle aga ikkagi on selline hea pool, et Eesti põllumees peab seda ikkagi suuresti suundama. Mis tooteid te toodate? Jahu on Põhiliselt jahu. ja aga on ka muid täiesti. Eelvett. Ja palun. Mina olen ainult põllumees siin. Ja tegelikult meie kasvatame ka rukkis. Ja tegelikult nüüd see asjaga, kui hästi põllu on seal. Ja oli juttu, et 50% või kulda panna. Ja rukkis näiteks ikkagi, kui tahetakse seda kasvatada, see põhipäev on ikkagi loomad. See kõik, mis nii toitud saab, on hästi leidnud olema. Ja see rukkis on ilma asjad nagu külatud. Et on hästi palju neid traditsioone ja arvamusi, eelarvamusi ja tänapäevased, me saadatakse kasvatamine igal juhul sama tehnikada on see saab 2,5 tonni suurem visu ja kuskil ma hakkan aastal 2016 aastast maailmast nagu arvata. Kui hästi algus oli nagu ettevaat, siis juba eelmine aasta kellega nagu inekord inimes, ta söödame, on hästi palju kasvanud. Ja paar päeva tagasi luges just mingi sakslased tegid oma uuringut ja töötas iga selle rukkis, siis salmonella on vähem. Et selles mõttes siin ikkagi on hästi palju lihtsalt eelarve. Kui nüüd on need sisendid peavad kalliks rääkinud ja Tallinna väiksed, siis rukkis peaks olema omanikud küll odav. Rukkil on see viisal küllresortsinool, mis takistab selle salmonella tekkimist. Aga meil on see küllresortsinool, juba üldsortsinool on see söömus parem ja see ei ole enam takistab. See täpselt nagu on. Aga need seakasvatus on meil on nii väikse. Samamoodi. Tähendab, Eestil on Saaremaa politsuse post. Ja post on jah. Praktiliselt ju, ma ei tea, ma arvan ikkagi, et hästi palju kõik need söötuspetsialistid räägivad, et see ei külva ja Eesti aegsed need õpikud, head tekki saavad, ja maitsad kõik. Lehmadel on fermenti vaja, see 25% hinnale otsa. See on jälle niimoodi, seda kõik tavaliselt. See on Aavo Meldri jutt. See ma arvan, et mida ütles, ei ole praegu. Ikkagi nad samamoodi, et see rukkis, tal on see laustum simust. See hoiab nagu selle kõhu rohkem täis, et seal on rahulikumad, et farmi loomad ära, see pole mitte midagi teha. Täpselt nagu loomaaias, et need hakkavad ikka aga kõik kuldavad ja nad ütlesid, muu väga suur pole käima. Ja teine asja on juba aastaga, oleme Eesti maid. Siis peab ju kooli söödatud ka olema, et leid laual, mitte sai, sest siis on lapsel rahulikum. Eesti hakkab kodus peale. Ei tule avatud. Rukkiteadustele rohkem nagu uuesti käima lükata, nagu sellised vaatavad nagu rukkis on tegelikult hea, et me tulevad mingisugused uued rukkid või uued need taotlused teha, siis tulekski aga mis võiks olla Eesti tutvustada video just mingi rukki teemad
hinnaga seotud, on ju. Valiti üks Euroopa projekt, oli Ruhki maailma seriaalis, kus oli Ruhkis, Kael ja Steltanis. Ja kui siin oli see lõpukonverents, kui nad käisid siin, et nad seda Ruhki leiba restoranis, käisid Ruhki leiba. See oli nagu, see oli midagi nii maitsvat nende, et nad võtsid kõik kaasa, et võib-olla teekud piisavalt selleks, et seda päriselt uuesti on, siis see tõsta ja kasvatada, et head õppida rohkem selleks, et me teaksime, et see ei ole sigadele ja teistele inimestele kahjulikult. Täpselt, ja. Aga eks see, kui väetis väga kalliks läheb, siis see majandus võib-olla ka lükkab sinna Ruhki poole, mida kasvatame. Välja läks ka aru vähe. Aga kuigi tänavatel ei läbi. Tänavatel mis oli omad metsad. Võtta eelmi ja siis kannatada. Ja riski poolest võin kindlasti näita, et kõik, kes Eestis kasvatavad, kui on keras Eesti Ruhkimas, on suured. Ja kõik, kes toodavad või sigadele söödavad Eesti vestite. Aga miks see probleem? Ja see hinnastamine on minu jaoks alati hästi huvitav küsimus, sest meil labor ütleb ka, et sai leib, need peavad olema kättesaadavad igaühele, see approachability. Ja see siis peab hinnas peegeldama, et see asi peab odav olema, aga samas tootja või see, kes kasvatab ju teravilja, tahab ka mingit raha saada. Ma mõtlen just, mis on see õige hind siis nagu Ruhki puhul ka, et kas ta Eestis on see hind liiga odav, ta peegeldab seda, et põllumees võib-olla ei pea nii palju vaeva tegema, et ta ei nõua nii palju neid sisendeid, eks ole. Tegelikult ju Vahur oskab öelda, et ega Ruhki leiva hinnast, Ruhki terade või jahu terade hind. Väga väikse osa, et selles mõttes, kui põllumees saaks rohkem see hind kõrgem oleks, siis see leiva hind oluliselt. Jah. Siin mingi aeg tagasi süüdistati neid leivatootjaid mingis maffias, et kui korra kokku saanud ja lõõmastanud, öeldi kohe, ongi nüüd kokkulepe ja ähvardati kohtuga. Aga see, et meil on leivatootjaid 30 ringi, siis arvestab, mitte kodused on kõik välja jäetud. Ja neil on ka mingi ametlik statistika, et 70, 68-74 erinevat leivasorti või artiklit, nagu nimetavad, on turul. Tähendab seda, need on need põhjused, miks meil leiva hind on olnud madal. Nad lihtsalt oma selle kasumi arvelt näpistavad natuke, nad ei saaks muidu müüa. Ja see, seal ei ole mitte mingisugust kokkulepet, nagu on meil bensuga, et hakkad Pärnus sõitma, seda tarva, kõik on 1669, eks ole, jube täpne arvestus. Ma leibadel käite mööda Eestit vaatate, kui erinevad on need hinnad. Seal ei ole seda omavahelist kokkulepet, kes on aus näinud ja tänu nendele pagaritele on need ikkagi praegu suhteliselt odavad leiba saanud. Aga kas tuleb jälgida, mis on seal pakkuda ja kirjas? Kui palju on seal Ruhkis, kui palju on seal nisu, kui palju on seal midagi muud. Aga seal on tegelikult, seal on pakidel olemas. Pakidel on kirjas leibida, aga sa võid Ruhki jaoks nimelt, et kogu sul 5 rossu on. Aga nüüd ütleme päris üleni jahud tehtud leival on absoluutselt teistsugune maitse. Ma tegin seda küpsetamise eksperimenti, siis kõik need 144 väikest pätsi, mida ma tegin, ma maitsesin nad kõik läbi ja ma nuusutasin neid kõiki. Nii et ma olen arendanud teatava sõnavara, et Ruhki leibu kirjatada. No lihtsalt nagu Ruhki leiva lõhn iseenesest minu jaoks on üks paremaid lõhnu maailmas üldse ja sellepärast mul ongi nii hea meel, et mul on kogu aeg põhjust ja võimalust laboris leiba küpsetada, sest kui ma Inglismaal elasin, mul oli nii suur koduigatsus kogu aeg, aga nüüd ma arvan, et see Ruhki leiva seal ravib seda ja huvitav on see, et natuke universaalne, sest kui ma laboris leiba küpsetan, siis leib sai alati õhnab hästi, kui ta värske on, aga kui Ruhki leib küpseb, siis inimesed täna on Ruhki leiva päev ikka sellise teistsuguse helgusega nagu ja lõhnavahe on täiesti kindlasti ja samamoodi see
No, kuna mul eriala rukkis, siis ma neid pakendeid ka vaatan poega väga pingsalt ja no täpselt üks asi ongi see, et see rukkijahu ei ole nii palju, kui ma varem arvasin, et rukkileivas on rukkijahu. Ja eks see on üks põhjus ilmselt, miks ka nagu seda söögirukkisel on vähem nõudlust, kui leiba ei kuluta nii palju, sest nad peavad ikkagi hästi nisukeskne. Pluss kui igasuguseid, mitte alati, aga on igasuguseid lisaaineid, mis sinna pannakse ja ma ei ole mingi põhimõtteline igasuguste lisaainete vastaline, aga eks sealt see lõhnaerinevus tuleb ka ja et nii-öelda üritatakse leida otseteid. USA-s on ju sama trend, et kui saab kuidagi mingi lisaaine abil seda kääritusaega vähendada paari tunni võrra, see on ikkagi suur võit juba tootjale, et ei ole seda, et no see on ka aeg on nii kallis, et pigem pannakse mingeid asju sinna vältsi sisse. Et no sama Saksamaal tuntud see pikalt küpsatud leib, see on 24 tundi, mille nime ma praegu öelda ei saa, hästi madala temperatuuril. Et see on nüüd poes müügil sama nimega tooteid, aga seda ei küpsetata mitte 24 tundi ahjus, vaid sinna pannakse terve hunnik asju, mis siis imiteerivad seda tulemust, mis on 24 tunni järel seda ahjust võetud. Ehk siis sinna pannakse kohvi ja šokolaad ja mingeid lõhnaaineid ja samad, no see ei ole päris see, loomulikult see lõhn ei ole ka see ei ole see toode. Ja no need keemilised protsessid, mis toimuvad leiva küpsetamisel, nagu see tuleb, need on kaks erinevat tulemust, ühesõnaga ehkki ta visuaalselt võib enam-vähem sama olla ja mingi maitse seal on, aga ta ei ole päris see. Nii palju sa saad enam kui ilmselt ja nagu, et Kalju võida avada juttu, et kui arvutuslikult kahvega sisustama, sellist puudutab toote arenduse laborit, et Laura oleks nõus sinna inimest andma. Kalju on see inimene, kes on meie poolt kontaktis, kes te nagu teate üksteist nagu näpupidi ka, et on nagu lihtsam suhelda. Kui te tagasi üles olete, siis uue teisest poolest meil hakkab see hoone projekteerimine pihta ja selle üks mõte on see, et täpselt et üritada nagu lisandväärtuse kohtuid leida. Et küpsetustabal on tegelikult täna ju arvestatud ühes olemas, aga ma ei tea, kas seal, ma ei ole spetsialist, kas seal täna kõik on olemas, kui on midagi juurde vaja ja nii edasi, et kui sul on täna igapäevane praktiline kogemus, oli erinevates tabolites käinud, siis võiks seda nagu ära kasutada toimuvat arendustööd. Ajas tagasi, ajas edasi, vahel on see kõige parem teeb. 100 000 eurone külder ja teisest kohas on siis aga minu arust Tartu Vind teeb tavalist. Ma olen, et ma päris mööda ei pane. Äkki oli $30,000. Pead ei anna. Ei ole väga, jaa. No suuruses, see on erinev kivi suurusega. Täpselt oma sellega toobelski nägime, super toodangud. Vesti on lihtsalt ajalooline hõng on juures ja ostuartiklina või müügi tähendab. Eestri jõutab väga hea leiva. Absoluutne kvaliteet on lukkis. Palamusel võiks uuesti valmistada. Ja oleneb jah, kui suures mahus ja kui suure intensiivsusega see mis tera on loomulikult on võimalik saavutada. Kivi ise on nii suur soojuskandeid, valtspessid tuleb seda jälgida, sellepärast ka meie kasutame Eesti maailma tunnustatumaid tooteid. Kiileri tehnoloogia. väga parim täpselt. Et sisuliselt küll, kuna me toodame tegelikult Eestis Baltimaades nii kõrge kvaliteediga teravilja, siis oleks seda head teravilja plats kehva seadmega ära ütlema. Et seadmete taha asi ei jää. Näed, sul on nagu olemas instituut, kui tule kohtepartner, kui tule. Ei, no rukkist uurida Eestis tundub igati loogilisem kui rukkist uurida USA-s, see on üldse küsimus.
Aga aitäh, mul on küll väga tore olnud siiamaani ja ma ootan põnevusega neid võimalusi veel näha ja kuulda, mis siin toimub. Väga, väga huvitav ja hästi tore, kui mingeid kontakte ka tekiks ja et kui on mingeid mõtteid, kas koostöö osas või lihtsalt kas või ongi mõttevahetuse jaoks, siis see on hästi tore ja mu doktoritööd kirjutada on ka palju hõlpsam, kui tunned, et see asi, mida sa teed, on oluline või et kellelegi läheb veel korda. Mis see täpne doktori sõnastus on siis? Sellega on lood sedamoodi, et mu juhendaja on selline, talle meeldib interdistsiplinaalsus väga ja selline nagu filosoofia hõngu asjale juurde anda. Ühesõnaga minu doktoritöö praegune pealkiri on The Meaning of Rye ehk siis rukki tähendus. Sobib kõik peaaegu alla. Mulle nagu mõtlemise osas mulle meeldib selline struktuurne lähenemine, kui mul on vaja mingi loogika mulle tuntavaks asjas ja siis mul praegu kavand on selline, et erinevad peatükid räägivad rukki tähendusest erinevatele actoritele, siis nendele erinevatele tegelastele selles teraviljahelas. Et üks peatükk räägib rukki tähendusest talunikele, et kuidas rukist vaadatakse, mis see kasutus on, millised on need kitsaskohad, miks rukist kasutatakse just nii palju, kui kasutatakse. Siis on rukki tähendus möldritele, mis on rukki spetsiifika teiste teraviljadega võrreldes, natuke kaardistas seda hetkeolukorda, ilmselt on USA näitel. Siis rukki tähendus pagaritele, lõpptarbijatele, seal on minu jaoks eristatavad 2 põhigruppi USA-s, et üks on päris ameeriklased siis, või mitte põlisameeriklased, aga siis saada rukki. Ja teine on siis immigrandi taustaga inimesed. Aga sead? Kuidas? Sead ja loomakasvatus. Ühesõnaga nüüd ongi, et tuleb välja, et viski on puudu ja loomakasvatus on puudu. Et need tegelikult on väga olulised teemad. Võib-olla läheb siis see ka. Siis üks peatükk on siis rukki tähendus akadeemias, et selle kursuse näite, mida ma praegu selle suve lõpetan. Ja viimane peatükk ilmselt on selline enesereflektsioon, ehk siis kuidas rukki tähendus minu jaoks on muutunud. See, kui ma läksin USA-sse võrreldes selle aega, kui ma lõpetamas olen. Kuidas Ameerikas see doktoritöö veel näeb, kas on siis üks selline 2 teos? Jah, loodetavasti. Ja siis see on ülikoolist sõltub natukene, aga selle eelnevad siis seminarid ja lõpuks see kaitsmine ja publikatsioonide ei pea olema avatud. Sõltub teaduskonnast. Meie laboris kõik on ikkagi midagi avaldanud enne lõpetamist, aga ta vist ei ole konkreetne nõue, et ei ole see, et tahab 3 tööd või 3 artiklit avaldada, et natukene paindlikkust on sinna sisse ehitatud. Ja kunagi ma tahan teha rukkifestivali pärast lõpetamist. Ma leidsin juba, et see võiks Rüas toimuda. Koht on olemas ja välismaa huvi on ka olemas juba nimekiri osalejatest, kes kohe tuleks, et ma arvan, et see tuleks ära teha. Rüa, selline Hellenema poole sõitsin, nägin silti, see on Võru murdes ruukis, on ju, et ma olen seal seal. Bakalaureus oli sul antropoloogias Cambridge'is, magister. Lubati ilma magistrite doktorantuuri astuda. Ma mõtlesin, et on mingi tühimik. Ma tühimiku täidan rukkiga nüüd hoopsesti. Kõige rohkem küsimus oli, et Laura kontaktid on olemas, ma annan siis tunniks ajaks nisu rühmale ja siis saate käia vaadata terat uuesti teise pilguga ja kella 4 siis ootab Imre, kui sa tahad seal minuga teha siis tagasi täpsustada saada. Super, hea. Et sa küll saad, selles mõttes olen sa nõus selle Pauluse kirikuudet maha panema. Super, see on nagu Tartu buss sobib väga hästi. Aga küsimus oli veel, et kas see suveülikool, kas selle lingi saaks viia ka kuhugi, kes huvitatud on või kuidas selle? Sellega on lugu sedamoodi, et ühesõnaga me oleme aasta aega on see ettevalmistus käinud ja Yale'i ülikool pakub seda ja osavõtumaks on $4500 sellel asjal. Nii et ma niisama seda lingi kahjuks jagada ei saa. Võib-olla mingi hetk mingid materjalid sealt on avalikud ja praegu me kokkuleppe ülikooliga, et 4 aastat nad vähemalt pakuvad seda kursust ja sel aastal meil kõik tõenäoliselt väikestes gruppidesse, et alguses öeldi, et maksimaalne osalejate arv on 12, aga meil nüüd oleme praegu 16 inimest, kes tahavad väga rukki kohta rohkem teada, mis minu meelest on hästi tore. 4,5 Jah. Küsimus äkki tore kursust instituudis teha.
minu, 4500. mitte 4500 eest. See läheb natukene vastuollu meie selle accessibility ja affordability ideoloogiaga, et mina isiklikult esiteks, et kasu ei lõika ja teiseks ma ei leia ka, et see õige on, aga noh, nimi maksab ja USA-s haridus maksab hästi palju. Aga ma arvan just, et ja rääkida sellest toidust nagu niimoodi mitmekülgsemalt on inimeste jaoks hästi oluline, annab tähendust rohkem elule juurde jälle, et me oleme natuke kaugele läinud sellest USA-s eriti. Adon Tüsa tegi ka ruukitel korralikku sama. Ja väga tore oli, mul oli ka just seesama Karlova koht, sealt üks töötaja tõi ta lisa oli teinud ka mingit rukkirapsi sangast ja rukkist, et väga tore oli paista. Ma olen ise teinud rukkist sama, tahtsin õlut teha, läks. Kaugel päeva otsida, väärtada tervise on juba hästi mõju. Nii, aga tänud sulle, Laura. Suur tänu.